tahaks nagu aru saada ja mõista ja lapsepõlvest saati me saadetakse kooli ja igal pool õpetatakse, et aru saada asjadest ja elust. Kus see piir jookseb siis, et kas me saame lõpuni teadvustada kõike ja kõike, et see on vist siiski skisofreenia mingi teatud vorm, kui me arvame, et nii väikse osakesena me suudame tajuda ja lõpuni siis mõista seda loomingut ja loomet ja Jumalat. Aga samal ajal mängureeglid tuleb ära õppida. Et need põhiprintsiibid, materiaalse maailma ja vaimse maailma, vaimse energia siis põhiaspektid, et elu sunnib meid ühtepidi, et ta nagu ei annagi nagu valikut, sa pead nagu ära õppima, kui sa tahad eksisteerida, see hing ja keha koos kuidagi siin. Et see piir ongi siis selline, et lõpuni ei teadvusta kunagi, see on achintya sanskriti keeles nagu, et see ongi nagu huvitav ka, et armastus kogu aeg muutub, see on dünaamiline ja see ongi selle asja võlu, et sa Jumalat ja elu ja iseennast lõpuni kunagi päris ei teadvusta. Aga et toimida ja õnnelik olla, sellest piisab, kui sa õpid siis põhiloodusseadused ära, mis on siis pühakirjades ja heades eeskujudes ja oma kogemustes ja niimoodi siis saadki funktsioneerida selles võlumaailmas, kus on nii palju sellist teadmatust, üllatusi, ahastust, kurbust, šokiteraapiat, eks ju, samal ajal äratundmisrõõmu, kõike nagu korraga, et see on siis ka achintya tattva filosoofia, et samal ajal sa saad olla õnnelik, ilma et sa teadvustad kõike lõpuni ja kõigest aru saad. Pole mõtet sellises uhkuse illusioonis olla, et ma olen teadlane filosoof, et lõpuks ma saavutan läbi oma mõttespekulatsiooni ja ajugümnastika siis mõtlemise, võimlemise lõpuks siis tõele, saan pihta kõigele. Et see on ka selline naudingu vorme ja ego peenemaid vorme, eks ju. Kui ütleme materiaalne inimene, võib-olla ta eputab oma autoga, siis võib-olla teadlane eputab oma teadmistega. Aga kunagi me teame, et lõpuni jõua, et see, esiteks ta on pidevalt muutuv, see maailm ja looming, energiad ja Jumala dünaamiline armastus. Ja teiseks see ongi hea ja huvitav, see meile meeldib. See õpetajate maailm on nii huvitav, et öeldakse, et elu õpetab, loodus õpetab, keha õpetab. Esimene õpetaja on tegelikult ema, elus tuled välja üsast, eks ju, sellise keha oled saanud. Esimene, kes sulle siis A-d ja O-d õpetab, armastus kingib enda emmekene. Siis on Cheta guru, öeldakse ülihing, see peab olema teatud puhtus, et sealt 100% läbi tuleks. Siis on koolis akadeemilisi teadmisi, kes meile annavad, või ka vaimsed teadmisi. Või siis õpid naabrimehe pealt, naabrimees jõi ennast seaks, ma ei hakka, ma ei joo, eks ju. Ühesõnaga, õpetajate kategooride, õppimise kategooride on hästi palju. Et tark inimene õpib pühakirjadest, natuke vähem targem õpib teiste vigadest ja kolmas versioon on, õpid oma vigadest ja tegelikult on 4. versioon ka, ma ise vaatan, ma olen 4. versioon, et paned nagu segast jälle, astud sama reha peale ja ikka paned puusse, et veel ei õpi isegi oma vigadest. Ma ei tea palju, mis see protsent peab olema oma vigadel, et sa aru saad, et see ei toimi, et miks sa jälle seda teed läksid. Aga ma tahtsin, selle jutu point on selles, et see on selline sissejuhatus ja see on lai teema, muidugi võiks kaua rääkida, aga üldiselt see põhikategooria, transcendentaalsed õpetajad, tõelised gurud, see protsent on väga väike ja me nagu ei saa sellest isegi aru, kui tõsine mäng seal käib. Kui sa vaatad vana Veda kultuuri, et õpetajad olid ja õpilased olid omavahel, kuidas nad seotud olid, kui sügavalt, kui põhjalikult pidi õpetaja tegelema sinuga ja kui põhjalikult sina pidid anduma õpetajale. See on selline, jälle tekib küsimus, et kes on kvalifitseeritud, vaimne õpetaja, kes ei ole, kes mängib nagu ta oleks, eks ju, pärast on pettumused, see on nagu filosoofiline, natuke nagu teine teema, ma tahtsin rääkida sellest, et kui me mõistaksime, kui vähe on maailmas transcendentaalseid, need, kes ise on kahesusest väljas ja kes on elanud kas maast madalast või suurem osa elust, puhaste armastusseaduste järgi, ainult see isiksus saab sind siis vabastada sellest kehalisest kontseptsioonist ja surma-sünnitsüklist ja see on nii tõsine asi, et õpetaja isegi annab vande Jumala iseenda ees, et ta kas või kehastub tagasi nii kaua, kuidas sind nagu sinu moksani viib. Moksan tähendab see, et nii kaua, kui ta
selle haiguse terveks ravib, et sa arvad, et sa oled see keha või rahvus või mis iganes, et sa lõpuks saad aru, et sa oled igavene hing ja ühendab sind nagu noh, ideaalis siis Jumalaga. Et missugune on su hinge algne suhe Jumalaga, noh aitab sellel teel. Loomulikult sa pead ise kõik tegema, sinu valikuvabadus, aga tema on see, kes sind siis innustab ja kunagi sind ei hülga. Sina, noh, ma vaatan ise ka, mul õpetaja on küll autoriteetses parampara õpetajate ketist ja kõik, aga ega ma ikkagi lõpuni ei teadusta, noh, kui tõsine mäng see on ja kui tõsiselt õpetaja sind võtab tegelikult. Ja kui, noh, kuidas öelda, eriti meie ajastul, missugused on meie omadused, me ei saa üldse aru, noh, tõelisest õpetaja õpilase nagu suhtest ja see ei ole üldse praegu popki, kõik hüppavad, tahavad kohe tänapäeval ise, kohe raksti. Ma olen ise õpetaja, noh, kõik on hakkad kohe õpetama, okei, võid õpetada igast asju, aga ma räägin vaimsetest, sügavatest, hingelistest asjadest, otseühendusest nagu, noh, põhimõtteliselt sina oma hingega ja ülihingega ja kuidas see õpetaja seal vahepeal on. Et see teema ei ole meil kultuuris üldse sees. Me nagu ei saa sellest aru. Aastatega võib-olla hakkad natuke sügavamalt aru saama, mis tähendab siis, noh, kui õpetaja astub sinu teele, selline õpetaja, nii sügavalt võtab su ette ja kuidas see ise jõuaks ka kunagi nii kaugele, et vaata, kui tõsiselt sa nagu võtad seda, kuidas Jumal läbi sellise siira puhta hinge noh, sind juhendab tegelikult, et otseühendus meil on ka kõigil, aga noh, see ei ole võib-olla nii hea, et pigem pühakirjas ka räägitakse, et noh, Jumalale juurde jõuad ikka läbi tema heade teenrite, kes on lähemal kui sina, nemad nagu saavad sul nagu seda jalgratast ei ole vaja nii palju leiutada enam. Noh, mingi selline teema. Sarjast minu prohvetlikud unenäod, võta seda tõsiselt või võta naljaga. Jälle magan ja näen unes, et ma olen nähtamatu. Ma saavutasin sellise sidhi, sanskriti keeles see tähendab siis müstilised võimed, 8 põhilist müstilist võimet on. Üks on see, et ka nähtamatu, eks, mida inimene võib saavutada läbi teatud praktikate, kui tal on huvi askeese sooritada ja mingid müstilised sellised soovid. Olin nähtamatu ja kuna ma olen ka nagu selline sinisilmne vandenõu teoreetik, eks ju, sest no, seal ladvikus seal on kõik nii õige ja nii igav ja läbinähtav, et parem olla nagu see, noh, kuidas öeldakse, lamemaalane, noh, uskuda Jumalat ja headust ja et armastus võidab ja et see, et kõik, noh, pekkis on loodus ja inimsuhted kõik, et see on kõik organiseeritud ja täitsa loll, usun sellist jama, eks ju. No ühesõnaga, ma olin nähtamatu ja sattusin noh, ladviku nagu ladvikistus maas ja ma sain nende koosolekule sisse, seal istuvad vennad, et igast pandeemia ja tuleme siin kunninud ja värke, et noh, see ikkagi nagu toimib korraks, aga ega sõjad on ikka vana hea business, eks ju. Nagu esimene, teine maailmasõda või üldse läbi ajaloo. Et kuidas see ladvik ja kaupmehed, et kuidas nagu noh, lihtrahvast lüpsta, eks ju, ja nagu raha teenida, eks ju, lihtsalt üks hea suur sõda, eks ju, hea puhastus. Ja kui suures, noh, lollid ja eksid jälle, tavalised inimesed jälle klassikaliselt kannatavad ja siis suured poisid jälle, noh, tavaliselt päris suured poisid, need on alati puutumatud. No, ühesõnaga jälle selline vastik vandenõu teooria jutt, eks ju. Ja olin seal koosolekul ja kuulsin nagu nende selle mulli ära ja noh, et nüüd on vaja ikka uus sõda organiseerida, hirmutame ikka 3. maailmasõda ja noh, kõik orkunn käib, et see on kõige parem ja lihtsam ja kindla peale minek. No ja aga mina nagu, mul oli nagu, noh, läksin sealt välja, mõtlesin, noh, midagi nagu uut ei on, nähtamatu, mitte nähtamatu, ikka vana skeemitamine käib, eks ju, madalate omadustega kaupmehed, need läbi ajaloo alati eksisteerinud, selline ajast on veedad kirjutavad, et Kaliuga eriti, et ega siin ei ole midagi nagu uut. Aga siis ma nagu lõin nagu uue partei, mitte tegutsejad ja hullult miljonid tulid taha. Ja need orkunnivennad seal üleval, eks ju, need jumalast närvis, eks ju. Jälle mingi rahvuste baasil, eks ju, venelased, ukrainlased, neegrid, valged, see partei, too partei, noh, kogu aeg kutsitavad, eks ju, noh, seda viha energiat, sõja energiat. Aga minu partei, inimesed ei lähe kaasa. Kõik, kogu Venemaa suur sõda, eks ju, keegi ei lähe kaasa inimesed. Eestimaa suur sõda, USA suur sõda, tavaliselt inimesed ei lähe lihtsalt kaasa. See on kogu minu partei mõte. Me ei lähe lihtsalt kaasa nendega, nende plaanidega. Ja jälle nähtamatul lähen nende koosolekutel, need on täitsa šokkis, ütlevad, küll me üritame rahvaid ja kõiki omavahel
sõtta ajadagi inimesed, see uus partei, et see tuleb vist ka kuidagi kõrvaldada, et lähme ikkagi jälle pandeemia ja nende haiguste peale tagasi, et see maailmasõda, ärkasin hommikul üles ja mõtlesin, päris hea mõte, vist loon uue partei, mitte tegutsejad. Ärge rääkige mulle armastusest, armastus on dünaamiline, pidevalt muutuv, käsitlematu. Et miks te püüate teda nagu lahti seletada? Ühtepidi õige. Armastus on selline tunne, ikkagi filmid, luuletused, ma ei tea, laulud, tantsud, kõik otsivad, tahavad seda armastuse maitset. Või kuidas siis lühidalt öelda, et mis on selle armastuse, tõelise puhta armastuse tulem või tulemus või tunne. Mõtleme seda, et kui ma armastan, siis lõpuks ma saan paradiisi, nautida paradiisi. Keegi ütleb, et pühakad paluvad, kui jumal küsib neilt ükskõik mis õnnistada, ütlevad lihtsalt elu järel sind teenida. Ehk kui keegi ütleb sulle, et sinu omakosa püüdmatu tipparmastuse tulemus on see, et sa saad veel rohkem teenimist. Et jumal audasustabki, et kui sa oled omakosa püüdmatult teenid, siis ta annab sulle veel rohkem teenimist. Ja sa saad veel rohkem ekstaasi. See on puhta armastuse siis selline, üks variant, kuidas teda nagu lahti seletada, sest materiaalses maailmas on väga suured ilusad armastused on kuulsatel rikastel inimestel ja mis iganes, minulgi kõik vahetub hästi kiiresti. Ikkagi partnerid. Kuidas siis? Algus oli kõik armamine ja kõik, eks ju. Sellepärast see ei ole see päris armastus olnud, eks ju. Armastus on see, et valus, halvas, eks ju, heas, kõiges jääb ta nagu muutumatuks. See tunne, et mina endast, et isegi kui minul on ebamugav, mind ei armastata nii palju vastu, ma ikkagi jätkan oma armastamist. See on nagu armastus. Kui see selles kategoorias ei ole, siis see on selline iha, mis iganes, kirg, need on hoopis teised kategooriad, eks ju. Me ei saa kasutada nagu puhast spontaalsest armastust, võime seda sõna kasutada, aga seal ei ole seda, nagu rahal ei ole seda eriti katet, et see üks rääkis ka, et tegi pitsa restorani ja siis see restorani boss ütles, et tehke pitsat, ütles, et me juba teeme, keegi ei taha, eks ütles, et see on, nimi on pitsa, aga näed, retsept on selline, et kui te õieti teete, siis see pitsa müüb ja muutub populaarseks, et armastusega on ilmselt samamoodi, et kasutavad seda sõna, aga seda tõelist sügavust ja kõrgust, mis puhast tingimusteta armastus siis tegelikult nõuab seda, mis kategooriast on, seda me lihtsalt ei suuda oma hinge levelil veel pakkuda, me ei ole realiseerinud seda, siis me kasutame seda odavat pitsat nagu armastuse nime all. Me kõik ootame ime ja see ime, meil on mingi ettekujutus, et mis kategoorias see peaks olema, see tõesti meid raputaks ja muudaks ja eks see on võib-olla suuremad illusioone, teistpidi jälle hinge vist selline seisund, et tal on vaja nagu midagi värsket või sellist vapustavat aeg-ajalt või mingi ootusärevus on kõigil mingi protsent sees. Et kui juhtu see aasta, siis äkki järgmine aasta tuleb minu aeg või minu hetk või mingi ingel tuleb või. Ja siis aga kui sa teritad tähelepanu, see ka toimub läbi teatud vaimse puhastusprotsessi, seal palvetad regulaarselt ja üritad kõike, siis sul empaatia laieneb ja siis need imede kategooriad ka muutuvad, et mõni lihtne asi võib olla nagu väiksest peast, et vaatad mõned väikseid tüüpe, kes on hinged, kes on lastekehas, et vaimustuvad mingi täitsa X asjast, kõik vanemad inimesed kui naiivne. Väike laps, kui tore, eks ju. Ja ma räägin ka, mul, praegu on kõik hall, ei ole nagu seda kevadet nii palju, talve ka enam. Kõik on hall, hommikul jalutan seal ka, loen oma mantrat ja räägin siis ka kahest loost, kahest imest, mis juhtus. Üks ime oli see, seda on enne ka juhtunud, et loed ka kuidagi, püüad seal nagu, kontakti saada või puhastuda või kellegi eest palvetada ja ei ole sellist spontaanset ülevoolavat ekstaasi, ütleme nii, lihtne selline puhastusprotsess. Ja siis järsku 2 luike järve kohal, need tiivad näevad sellist erilist muusikat ja valged väärikad niimoodi vaikus lendavad. Vau, et see oli küll nagu praegu Jumal ütles, et kõik on hästi, kõik on ilus, kõik on, aga näed, ma saadan sulle väikse kingituse. Ja siis täna hommikul oli ka, loen ka mantrat ja ma ei mõelnud mingi imede peale, lihtsalt loed püha nime, püüad keskenduda heli vibratsiooni peale, Jumala nime peale.
järsku üks valge kutsu tuleb, selline väike valge nässakas niimoodi hüppab jalad peale minu peale, niimoodi liputab sama, vaatab mulle otsa niimoodi. Tere! Noh, ka jälle selline nagu vau, et noh, mingid väiksed asjad ühtepidi looduse märgid, teistpidi, et kui tunned, kuidas noh, nagu Jumal räägiks suga läbi teiste elusolendite nagu sellise armastuse keeles. Et oleks siis meil jah, see areng ikkagi nagu sinna suunas, et me neid väikesi imesi, mis meil kõigepealt on, need märgid, mis Jumal meile saadab, headuse, armastuse, lootuse ja unistuste täitumise märgid, et neid nagu märgata rohkem. Eks raske on mõista, kuidas see kadedus, kui sügavates kihtides ta elab. Noh, kui ma esimest korda kuulsin, et kuskil keegi ütles filosoofiliselt, et materiaalses maailmas on enamus elusolendid need, kes on saanud kadedaks Jumala peale, siis ma tegelikult sügavuti nagu sellest aru ei saanud, kas ma praegki saan, aga et mis mõttes kadedad, et noh, laske mul rahulikult elada, noh, et ma palju pole mul vaja, andke mulle tervist ja armastust ja las Jumalal olla ka kõik hästi, on ta või ei ole, noh, ma ei tea, eks ju. Või siis minna nagu teise äärmusesse veel rohkem mõelda, et no jätke mu hing rahule, no on keegi kuskil ja erinevad religioonid, igaüks räägib oma juttu, peame kummardama teda, teenima, eks ju, teda armastama, kui me seda tees oleme patused ja saame karistatud ja see jutt ka, eks ju, et noh, tavaline inimene mõtleb ka, et noh, et mis teil nagu viga on, et noh, nagu mõnes mõttes nagu kõlab nagu loogiliselt. Aga siis, kui öeldakse nagu veedades, et sina oled lahutamatu osake kõige kõrgemast, üldse kogu loomast. Vaata nagu, mis see nagu tähendab. Kui palju me sõltume välisest loodusseadustest, looduselementidest, sellest kõigest seaduspärasuste, noh, sellest tsüklist, eks ju, õhk toimib, eks ju, öö ja päev tsükkel. Noh, kõik organid, eks ju, nende omavaheline koostöö, siis on tähed, väljaspoolt mikro-makromaailm. No, et kui sa saad aru, et sa oled lahutamatu osake tervikust, nii füüsilisest kui ka vaimsest, et sa oled Jumalast lahutamatu osake. Järelikult sul on ligipääs noh, kõigele sellele ka. Ja see ligipääs on nagu katkematu olnud. Meil lihtsalt ei ole seda teadvustanud, et see mehhanism on päris keeruline, et kuidas siis, et Jumal on siin ja praegu kohe, ta läbib kõike kui ülihing, samal ajal ta eraldi, tema kehastused on eraldi. Ja et kuidas siis, ja mina olen samal ajal temast lahutamatu osake, noh, tema nagu selles mõttes kvalitatiivselt sama, kvantitatiivselt erinevad, nagu veetilk ja ookean. Et tuleb välja, et me oleme niivõrd sõltuvad ja kui me seda armastusega teadvustame, siis meil on, noh, siis me saamegi olla ekstaasis, see sõna ekstaas ja õndsus ja armastus, noh, võtab kohe loomulikult hinges oma positsiooni. Ja nii kaua, kui me oleme nagu, tahame nagu nabanööri lahti lõigata, see võimalus meile antud valikuvabadusest, jah, see materiaalne maailm ongi see, et meil on see valikuvabadus unustada ja olla selles illusioonis, mina kontrollin, mina mulle, minu, kõik see, eks ju, laul, mis me siin laulame. Ja noh, nüüd ongi valik, et kas sa viitsid katsetada, proovida, kas sa oled nii palju läbinud neid tsükleid, et sul tekib uudishimu, sest see ligipääs on meil läbi pühakirjade, läbi palvete, läbi vaimsete heade eeskujude, noh, olemas täiesti. Et aru saada, et ma olen lahutamatu osake tervikust ja see tervik on siis ka isikuline nagu sina isikuline, et tal on ka isikulised aspektid ja alati valmis sind vastu võtma, alati jagama sulle kõiki rikkusi. Aga nii kui mina mulle mina tal väike Jumal olla, kuna siin on hästi palju väikseid Jumalaid veel, siis on see piiratud kahjuks. Siis me oleme tingimustes sõltuvad hinged materiaalses maailmas, kuna noh, ma ei saa nagu kõike kontrollida, sest noh, naabrimees tahab sama asja, et siis antakse meile nagu väiksed korterid või mingis pereringis või rahvaringis, et seal nagu noh, et ma kontrollin siin natuke midagi. Sellised laulukesed. Repertuaar kordub kogu aeg, aga mis teha, põhielutoed, mida tuleb endale rääkida, siseneda nendesse järjest sügavamalt, kuigi nagu justkui teaks, aga ei teadvusta. Miks on nii palju seda 2., 3., 4., 5., 6. järgulist tähtsat müra? Mõtleme, et me lahendame eluprobleemid sellega, et noh, see partei on parem kui see, võib-olla ongi osas noh, teatud asjades. Või rahad tuleks paigutada rohkem nagu noorte peale, ei rohkem nagu sportlaste peale, ei rohkem nagu vanurite peale, ei rohkem nagu looduse kaitse peale. Ja niimoodi inimesed siis nagu võitlevad üks arukam kui teine ja tegelevad siis tagajärgedega
Aga põhjus on ka näiteks hariduses. Hariduses me võime anda lastele akadeemilised teadmised ja vajalikke teadmisi lastele erinevad, lapsed ka erinevad ja põhiline, mis on hariduse point, on see, et omadusi arendada. Kui sa vaadad veedalikku vana ühiskonda, siis see oli nagu esmajärguline alandlikkus, tänulikkus, eks ju, empaatia, kaastunne, kõik need kõrged omadused, headus, eks ju, ma võin siin lugeda, kõik ju teavad need inimlikud kõrged omadused, kui sul on need omadused, siis ülejäänud tuleb iseenesest. Et see ongi nagu haridus, mis peaks olema siis nii eeskujuna, meie täiskasvanud eeskuju näitama järgmistele põlvedele, kui ka nagu hariduses sees, eks ju. Ma ei tea, Jaapanis on seal kool, kus ei ole koristajad ja lapsed ise koristavad kooli, eks neil on see nagu traditsioon, et ei ole koolis mingit eraldi palgatud koristajad, lapsed ise õpivad siis enda järgi koristama. Näiteks, eks ju, sellised lihtsad vooruslikud näited, mis on paljudes koolides alles aga mis on põhiline, sest tulem. Mis on tulem? Tulem on see, et kogu aeg on mingi jama, et inimesed meie seast, poliitikud, eks ju, toredad, nagu normaalsed inimesed, intervjuu, kõik, nii kui võimu juurde pääsevad, madalad omadused, ikka kuskil keegi jääb vahele, altkäemaksud, omakuse püüdlikkus, positsioonis kinni hoidmine, eks ju, selline fanaatilisus ja rahvas jälle kannatab ja kõik imestavad, huvitav, me nagu valisime nagu jälle läks käest ära. Jah, põhjus on hästi lihtne, et kultiveerida häid kõrgeid omadusi nii hariduses kui argipäevas kui eeskujus ja ega me ei saa mitte midagi muuta, me võime rahasid tõsta siit, sinna, seal on need vajad rohkem raha. Aga kui on inimesed meie seast, kellel on väga kõrged omadused ja kes lähevad siis mitte ainult poliitikud, aga ka rockstaarid, popstaarid, kuidas need katused sõidavad, kui hästi hakkab minema või rikkad inimesed ja poliitikud, eks, kuidas see ahnus, iha, viha ja kadedus, kuidas ta hakkab seal möllama kohe. See on nagu kurja juur. Yo, people! Hästi paatsad. Täna räägin pakenditest. Mõtlesin, et muusikuna näiteks on hea näide. Ilgelt hea lugu. Selline liikumine, valgusmäng, meloodia, tehniliselt selline sooritus, vokaal, noor särav inimene. Vaatad nagu, wow! Pakend on hea. Siis hakkad sõnu kuulama, seda gruuvi, mis see taga on, mis ta tegelikult peenel tasemel sinuga teeb, see laul, juuksega arvatused püsti. Niimoodi materiaalne maailm nagu pakendab väga hästi. Mõnikord pakend ei olegi võib-olla niivõrd ilus. Mõned laulavad, lapsed tulge Jumala juurde. Issand, et pakend. Aga sisu, eks ju, alandlikkus, armasta õde venda, teeni loodust kõige kõrgemat. Sisu hoopis teine. Pakend võib-olla ei ole, jah. Praegu osatakse pakendada ka spirituaalset muusikut hästi, aga vanasti oli eriti, et spirituaalne muusika oli selline sentimentaalne, naivistlik ja palju sellest naljavideos on, aga siis seal, kus nagu sisu oli mitte ainult tühi, aga selline, ütleme isegi teemonlik, seal see pakend oli nagu alati nagu vot selline see materiaalne maailm on, et ära, kuidas seda öelda, raamatukaaned võivad tõesti olla väga ilusad või pakend. Aga kui sa vaadadki filme või kultuuri, mis see kannab ennast seda sõnumit, kas ta on teadust tõstev, siis pigem suurem protsent on, viib inimest nagu tupikusse või kehalisse kontseptsiooni või mina, mulle, minu kontseptsiooni järjest rohkem ja rohkem. See ongi võib-olla meie ajastu selline parim petuvärk. Et selline lahe elu, eks ju, tagasi narkotis, alkohol, mis iganes. Ja lõppkokkuvõttes katkised inimesed, keda see huvitab. Kõik on nagu nii huvitatud oma pakendist. Ma olen see keha, eks ju, me oleme see mateeria, samastame ennast nende väliskihtidega. Ja tulemus on see, et iga aastaga järjest suurem protsent kasutab antidepressante ja nii edasi, enesetapud ja selline videomäng. Elus on hästi kihvt, kui sa niimoodi hakkad lähenema kahest aspektist, et on impersonaalne ja personaalne aspekt, et sina oled isiksus, mina olen isiksus, kõigil täiesti oma mingi värk ja gruuv ja siis on see, et see ühine nagu väli, kõike läbiv elu aspekt, eks ju, klassikaline näide, et oled osake organismist või öeldakse lahutamatu osake tervikust ja et see on nagu samal ajal
et sa tähtsustad ühte üle või teist üle, kuidas sa soovid filosoofiliselt, aga ega neid ei huvita see elu isikulinist ja isikusetut aspekti, et nad eksisteerivad samal ajal. Ja siis mul tuli nagu selline võrdlus, et aga noh, lõpuni ei suuda mõista, eks ju, isegi ennast lõpuni võib-olla ei suuda mõista või seda maailma väljast liiga suur, aga mängureeglid on võimalik ära õppida läbi pühakirjade, läbi heade näidete, eks ju, eeskujude, õpetajate, läbi oma kogemuse. Ja kui sa õpid need mängureeglid ära, siis tuuakse pühakirjades ka igal pool näiteid, nagu lihtsalt selliseid materiaalse elu olustikulisi näiteid, ja siis võtame näite nagu meeskond. Et mõtle, et sa oled nagu meeskonnas. Et meeskonnas ka mõni mõtleb, et eesründaja on nagu tähtsam, ütleme jalgpallis. Teine ütleb, väravaht on tähtsam, eks ju, see keskliini kaitse, eks ju, see on tähtis, eks ju. Siis lõpuks nurgakohtunikud on tähtsad, siis on isegi massasöörid, treenerid, sponsorid, staadioni ehitajad, staadioni väljaüürijad, siis on publik tähtis, et nii palju faktoreid samal ajal. Aga käib mäng. Ja kõik on oma mängureeglid ära õppinud, siis saab toimuda see ütleme emotsionaalne selline nagu wow, eks ju. Et kui on kaks mantšat, kus need aspektid on kõik olemas, kaks veeskonda ja mängivad, ja siis seal ka ei tea, eks ju, kes võidab, mis juhtub, igast asju juhtub, eks ju, ikkagi nagu äraarvamatus, aga samal ajal see kõik on nagu üks tervik, üks täiuslik tervik, sa võid ühte alahinnata, ühte aspekti, teist aspekti alahinnata, mitte märgata nagu me elus, eks ju, või et ma ei teagi, aga sa oled osa mängust, kas sulle meeldib või see meeldib, et ühtepidi me oleme osake kõigest selles mõttes, et impersonaalses mõttes, et me ei saa ennast nagu ära lõigata mitte millegist ja mitte kellegist, nagu organismis, eks ju, et kõik osad on tähtsad. Me võime nagu seda illusiooni teha, et ma olen üksik ja ma ei taha kedagi näha, aga ikkagi su kehafunktsioonid ja kõik on osa loodusest, eks ju, sõltuvad sellest. Et õpime siis läbi pühakirjade selle leida oma koht, oma dharma siin elus, vastata ajale kohale tingimustele, tegutseda, toimida jälle nii suur maailm ja suur õpetus ja selline elutõde. Aga kui sa selle ära leiad ja õpid mängima, vahest saad kossi ka, eks ju, või vahest lüüakse sulle värav, vahest oled varumeeste pingi peal või üldse ei saagi platsile, oled, ma ei tea, seal staadioni koristaja hoopis. Et kõik, kui teevad oma tööd, siis ikkagi üldpilt on absoluutselt täiuslik, isegi materiaalses maailmas. Probleem on siis, kui me lähme uhkeks, eks ju, et treener ei tee oma tööd, platsi ründajad ei tee tööd, väravahid, staadion on korrast ära, publik on liiga huligaanid, nagu on jalgpallipubliku huligaanid, eks ju, et kui seal läheb käest ära, et siis see materiaalne energia tekitab siis neid disbalansse. Aga jah, et me oleme samal ajal kõik üks ja samal ajal oleme hästi erinevad ja samal ajal elu mõte on nagu leida see, et kes olen mina selles võistkonnas või selles mängus, suures nagu mängus, staadioni mängus. Mõnes mõttes see kristlaste saatana värk on väga õige värk. Sellepärast, et tõesti öeldakse, et hing on algselt puhas, ilus, hea ja siis tuleb saatan. Eks ju, et sa saad nagu kõrvalt vaadata. Et keegi tuleb, kas nad on meeled, saatan, madalamad kultuuri impulsid, mis on läinud alateadusse, mis üles tulevad, näiteks kirg, eks ju. Ütleme, demokraadid või liberalistid või need ütlevad, et anname enne, et täna panen piiri sinna, homme panen piiri edasi, et lõpuks on surnud loomad, lapsed, naabrinaine, naabrimees, et kui sul tuleb seksuaalne impulss, et siis lase nagu ära hoia piiri, et see on loomulik, loodus andis sulle selle seksuaalenergia, et sa võid kõigiga nagu astuda vahekorda igal pool ja ükskõik mis vormis. See on nagu üks asi, aga siis kui sa võtad saatan, siis sa nagu ei samasta endaga, vaatad kõrvad, ütled, näed, saatan tuleb jälle need madalad asju mind nagu pushib, eks ju, et see ei samasta endaga, sest hing on puhas, hingele tegelikult ei ole vaja neid. Praegu me samastame kehaga, eks ju, aga hing üldse ei sõltu nagu sellest materiaalsest energiast, kas sul on 100 naist või 100 meest või mis iganes hälbed sul on seal, kus oma meeli üritad rahuldada, eks ju. Aga saatan on see, et saatanaga on näha, eks ju, sa näed ühiskonnast ja üldse, et mis asi viib, kas see narkootikumid, alkoholism, eks ju, seksuaalvabadus, et kuhu see nagu viinud, et sa saad ju vaadata iseenda pealt, sõprade, tuttavate pealt, eks ju,
et on olemas universaalsed loodusseadused, siis jumala seadused, nagu on riigiseadused, on loodusseadused ka, et niimoodi, kui sa analüütilisel teel vaatad, loogiliselt, siis on ju näha, eks ju, nad on, kuidas see siis selle sinu hingeõnne ja üldise harmooniaga kokku läheb. Nii et noh, olge ettevaatlikud selle saatanaga. Kõigil on oma filosoofia, oma usk, kas sa jaatad või eitad, mõni, noh, muidu ma olen harjunud öelda, usk on seotud religiooniga, aga vahet ei ole, kui sa oled viimane materialist, usud ainult mateeriasse, siis see on ka usuga seotud, samamoodi see on nagu religioon või oled anarhist või ükskõik. Et noh, see on nagu nii vana teema, et seda saab ju loogikaga aru, et noh, et eksisteerida sul on vaja, noh, mingi kontseptsioon peab sul olema. Ja siis on nagu saatus ja siis see saatuse aspekt on ka väga huvitav taustsüsteem, mida võib võtta nagu filosoofiliselt, et vaatab, kas see aitab, eks ühe mehe juurde tuli ka üks naine, noh, üks tark mees hästi, kes loengud andis ja naine ütles, et noh, nii fänn, et lugupeetud lektor, et kas te saaksite mulle nagu minu saatust näidata. Ime nagu, noh, lektor ütles, okei, ma võin kohe teha seda, et noh, tõuske püsti, naine tõus püsti, pange silmad kinni. Nüüd mõelge oma mehe peale, siis ülemuse peale, lähedaste sugulaste peale, töökaaslaste peale, laste peale. Naine, ja. Vot, see ongi teie saatus. Naine läheb silmad, et oota, mis mõttes, et võite mulle saatust näitma. Ei, see ongi need inimesed, no need on sugulased ja tuttavad, elavad, nemad ongi postiljonid, eks ju. See, mis sa oled eelmistes eludes teinud, sinu õppetunnid tulevad siis, kuidas nad tulevad. Jumal ei tule otse pilve pealt, ta võib seda ka teha, aga ta saadabki siis ilusti, paneb selle male lauale vastavalt siis selle seisu nagu, milleks me eksisteerime ja nüüd küsimus on, kuidas me siis reageerime, et kui me reageerime iha, viha ja sellise miks minuga just selline sugulane, just miks selline ülemus, eks ju, miks minuga juhtuvad need asjad, inimene on enda suhtes alati alateadlikult hästi selline nagu noh, nagu ise paneb nagu segast või paljudes asjades ta nagu ei märka või annab endale andeks või noh, see on nagu normaalne või noh, niimoodi üldiselt vaatab nagu libedalt laseb üle nagu. Ja kui teistel on mingi jama, et siis on kohe nagu noh, miks sa nii, eriti kui sa oled väga kiindunud kellegi, sa arvad, et armastus tuleb, et sa saad kogu laksu, noh, panustadki oma kõige lähemase peale või laste peale või töövõitude peale ja siis sealt tuleb suur pettumus, sest sealt noh, tavaliselt ei peegeldu 100% kogu aeg kõike plaksuta ja ei tee sulle pai. Et sellised siis saatuslikud momendid, et see taustsüsteemina kasutada seda nagu karmalist sellist sfääri, see on nagu väga tervendav ja väga hoopis lihtsam on elada. Nagu võtta neid lakse, mis nagu nii tulevad. Et sellist asja ei ole, et siin maailmas ei tule laks, et see on materiaalne energia, see ongi selline dünaamiline, pidevalt muutuv, et kogu aeg terve, haige, raske periood, kerge periood, majanduslikult raske, kerge periood, no mis iganes, on seda loetanud. Suhtes mingi mõistmatus, noh, mingi üks ei saanud aru nii, teine solvus, et see on nagu igavene, et filosoofiline taustsüsteem, karma on väga nagu tervendav ja paneb sind õieti alandlikult reageerima, kuna sa oled sina sinu see tegu püüab sind kinni ja hakkab sind lihvima siis läbi ka naabrite näiteks. Võib võtta mitut moodi seda elu. No üks pühamees ütles ka, et vananemine, see on jumala õnnistus, kui keha vananeb, eks ju. Ühtepidi, et mis mõttes, et energia ei ole see elam, välimus ei ole see elam, tähelepanu elam nii ja tõmba, pigem vastupidi, kõik vaatad mujale, eks ju, vanamees tuleb. Et no see elu mängulisus, et kuidas siis mängid selle, see pall, elu viskab sulle selle palli, et vahest on niimoodi, et mingi situatsioon, mida sa muuta, nagu vananemine, või mingi olukord on sul, aga see läheb sul käest ära. Situatsioon või on seotud kuidagi töökohaga või varaga või ja siis muidugi entusiastid ütlevad, et noh, et uks pannakse kinni ja aken tehakse lahti. Aga tegelikult seal on väga sügav selline filosoofiline mõte, et kas sa mängid kaasa selle illusoorse energiaga niimoodi alandlikult, rõõmsalt, et kuidas sul niimoodi ära võtab selle kingituse või mis on asjaga, millega sa oled juba harjunud, aga ära võetakse, siis sa oled nagu ma ei taha sellest loobuda, et siis kui sa kaasa mängid, siis sa võib-olla saad mingi parema variandi. Ja tavaliselt, kui sa psüühiliselt õieti reageerid, alandlikult, töökalt, tänulikult, usaldades, et seal oli mingi point, ise sa olid aru, mis point seal oli, siis võib juhtuda. Ja väga suures osas ka juhtub, elukogemus näitab, et sulle mängitakse hoopis parem kingitus kätte. Nagu see keha vananemine.
vau, isse, missugune vabadus, sul ei ole enam, ei tõmble nii palju enam, ei ole kiindunud nii palju selle maailma asjadesse, vahest helistad ka sõbrale või kellegi tuttav, et polegi nagu enam midagi rääkida, kui heas mõttes, et üks hea sõber mul ka, räägime tavaliselt jumalast või teeme sellist lolli nalja. Aga nendest elulistest asjadest pole enam eriti midagi rääkida, sest see on kõik nii läbi nähtud, läbi kogetud. Kõik need, selles mõttes selle materiaalse maailma need skeemid, need on täpselt samad, et see on juba hakkab nagu ära tüütama vanast peast, et pigem siis ideaalselt peaks vanast peast hingeliselt spirituaalne asi, teiste aitamine, teiste eest palvetamine, teiste eest mõtlemine, pigem nagu teistele elada, sest enda nagu sellised noorpõlve ja ma ei tea, uhkusega natuke seotud, ambitsioonidega seotud, need asjad on kõik juba ära mängitud, et kas sa nüüd lähed kibestumisenergiasse, ise ka võitled kogu aeg, et läheks nagu päris sinna kibestumise poole. Et läheks sellise hea vanataadi energiasse, et selline hea soovilik, hea taad, kes enam ise nagu midagi ei oota, et teda võib-olla tähele pannakse või vot niimoodi, et selline huvitav mäng materiaalse energiaga, et kas sa mängid kaasa, teades, et materiaalne energia lõppkokkuvõttes, kui ta teeb väliselt ai, tegelikult ta on ikkagi hea poiss, ta tegelikult tahab sulle head, et sa, kui sa kaasa mängid, siis sa saad võib-olla äkki mingi parema variandi veel. Räägime jälle sellistes lühivõrandites. Ainult 3 asja on vaja, et saavutada kõik. Edu, rõõm, armastus, õndsus, ühendus endaga kõige kõrgemaga. Juba siin ja praegu. Sadatšaar, kultuur, käitumine, iseloomu, omadused. Eks ju. Siis sadhusanga, suhtlemine, head eeskujud, eks ju, innustavad inimesed, kes sind utsitavad. Ja saadhana, reguleeritud vaimne elu. Et spordis on ka, eks ju, et võistkond tuleb kokku, you can do it, eks ju, see seltskond ja siis regulaarselt tuleb trenni teha. Isegi spordimaailmas, ükskõik mis asjade saavutamises on nii. 3 nagu lihtsat momenti, samal ajal väga põhjalikud elu aspektid. Üks inimene ütleb ka, et issand, et mis see religioon inimestega on teinud. Ütleme tavaline inimene, näed see lugu. Vabandage, äkki ütleks, et põhimõte on õige, nagu 2 faktorit, religioon ja inimesed, aga äkki vaataks selle nurga alt, et mis inimesed on religiooniga teinud. Kaupmehed, poliitikud, eks ju, kuidas inimesed kasutavad jumalate ja vaimset teadmisi oma madalate, omakose püüdlikute ja teemalike omaduste õigustamiseks, et seal katus läheb hästi kiiresti kõikidel, eks ju. Või kui sa vaatad protsentuaalselt, et muidugi inimene vaatab väga tähelepanelikult seal, kus on jumal ja vaimsus ja kui seal mingi jama on, see inimesed kohe näitavad näpuga, eks. See on nagu hea õigustus, aga kui sa vaatad ateistlikku ühiskonda, siis see on nagu tavaline, et see on selle seksuaalkiiksuga, seal on see, keegi tapab, eks ju, sõjad, värgid, see on nagu, see protsent on niivõrd kõrge, aga seda nagu keegi peab tähele, et see on nagu selline vabadus, demokraatia, liberalism, eks ju. Et mõnes mõttes arusaadav, et muidugi, et nii kui kasutatakse ära vaimsuste jumala nime ja samal ajal on taga omakasu püüdlikud madalad meelelised impulsid, siis tavaline inimene on ehmad, et ma olen seda ka rääkinud, et ühtepidi on see aru saada, teistpidi milleks seda vaja on, et vaimseid kogu aeg asju, et aru saada sellest, et Jumal on meil ainuke igavene sõber ja et kõik, mis on keha ja kõik kuulub Jumalale, kui me sellest aru saame, siis saame vabaks. Et milleks seda pulli on vaja? Vot selleks ongi vaja, et kui inimesel on isegi tehniliselt ja tehnika ja loodus on kõik andnud, siis ikkagi jätku asju ja ikkagi on kataklysmid ja kõik see disbalanss on lihtsalt inimese ahnusest madalamad omadused. Isegi anda inimestel korraks kõik asjad, puhas loodus ja kui inimestel ei ole kõrgkultuuri või seda aru saama, et kõik kuulub Jumalale, eks ju, kõik on elus, kõik on isikuline ka samal ajal kui isikusetu, siis ühe päevaga oleks selle kõik mütsitud. Kõik metsaalused, järved, veed nagu ookeanid on mustad, õhk must, kohe ühe päevaga, isegi kõik oleks korraks puhas. Sest inimeste omadused on sellised, nii kui me arvame, et kõik on, mateeria on selline lüpsilehm, et oma meeli nautida, nii, mitte mingit vahet ei ole, ükskõik mis kultuur või printsiip. Sellest on religioon ja joogat vaja, et inimese teadvust tõsta, et inimene suhtuks, eks ju,
öeldakse, et armasta Jumalat, no aga mis see tähendab Jumalat armastada, eelkõige tähendab seda armastada nagu iseennast ka oma naabrit, eks ju, kõiki elusolendid. Noh, lihtsad printsiibid käime jälle üle ilusti. Tapasja, sanskriti keeles askeesid, tapa, keha tapmine, keha suretamine. Et mis on kellele siis askees, noh, kogu aeg see materiaalne maailm või hing vajab siis enese ületamist, vastuolusi, hõõrumisi, šokiteraapiat, jah, nagu ma ütlen. Ja üks vaimne õpetaja ütles ka Niranjana Swami, et parem võtta vabatahtlikult, noh, see miinimum askees vastu, sest elu nagunii, isegi kui sa mitte midagi tee, ta ikkagi veeretab su teele üllatusi ja asju, mis on võib-olla ebamugavad. Ja noh, eks need näited on hästi palju. See loobumuslikkus, et sa samastad mateeriaga, siis ta püüab sind kinni ja paneb sind nagunii askeese sooritama. Ja kui sa vaatad pühakirjadest vaimset reaalsust ja kirjeldusi, siis ütleme, et vaimset dimensiooni, siis kui sul armastus on omaga püüdmatu, siis teistele elamine, enese ületamine, noh, ei ole nagu võimatuid asju, kõik on siis võimalik nagu. Kuna noh, hing on niimoodi loodud ja kogu see loome kõige kõrgema poolt, ülihinge poolt, et see koostöö seisnebki selles, et tekivad siis noh, enese ületamised, tapasjad. Aga kui sa nüüd mõõdukalt ei oska seda teha, see on nagu autoga sõidad, eks ju, liiga palju gaasi on halb ja liiga palju pidurit on halb, siis tekivad nagu probleemid, et kui sa suurest entusiasmist liiga palju askeese ja võtad liiga palju eneseületuse ette, siis see on selline hetke hurraa ja pärast on noh, kõva langemine. Või siis see sama klassikaline mugavustsoon, et püüad nagu sisse sättida ennast mingisse rutiini ja siis ikkagi, nagu ma ütlesin, et elu teeb nii, et sa ei tunne nagu hinges rahuldust, jah. Et kui sa natuke ennast ületad, siis pärast on hästi hea energia, uue energia nagu selline laks peal. Et selline mäng piiri peale, mis mehel on askees, ei ole üldse naisele võib-olla hea ja mis naise jaoks on askees, on mehele peaaegu võimatu, et naine on rohkem selline tagalatöötaja, kuu energia, ja teeb ilusaks, armsaks, halastus, mugavus, turvatunne, noh, mis iganes intuitsioon, selline mõnus, loob sellise hea pesa, eks ju, elu mõtte. Aga mees on selline vedur ettepoole. Tema askees on just enese ületamine, et mehe õnne energia pidigi selles olema, et ta peab nagu väljapoole ennast natuke ületama kogu aeg. Ka füüsiliselt, eks ju. Vot sellised mõtted vairaagiast ja tapasiast, loobumuslikust siis sellist askeesist. Jessas Maria, mõnikord elu sind raputab või ülihing või püha vaim või kõige kõrgem, kuidas keegi soovib. Käid, mõtled, elad, järsku tunned mingit asja sügavamalt. Korraks, pärast läheb see üle, noh, tavaliselt. Meil on elus siis ema siis, noh, ideaalis siin maailmas on selline Jumala armastuse esindaja, tingimusteta, võtab sind sellise, nagu sa oled. See ei ole võib-olla päris seda rada reind, et ta, noh, tema visioone kõike oled täitnud, aga ikkagi vaatad, et noh, minul on vedanud, et minu ema nagu selles mõttes mingit kompromisse tee ikka, ükskõik mis ma teen, ema ikka vaatab umbes, et pojake. Ja noh, see fenomen on hästi kurb fenomen, et me võtame seda nagu loomulikult, iga aasta on mingi lechod, värgid ema, seal mahlad, et võtad nagu loomulikult, see on nagu igavesti, nagu tegelikult võib-olla ei ole igavesti. Et meie jaoks on selline pidev vool, loomulik vool, ema armastus, ema õnnistus. Ja korraks nagu jõuab kohale, võib-olla alles mul hakkas pärast, kui ma 50 olin, keha oli 50, siis mul hakkas nagu mingid asjad hakkasid nagu rohkem kohale jõudma. Mis see ema värk on siis, missugune sügavus ja õnnistus. Ja täpselt samamoodi on ka emakse loodusega, mul täna nagu käisin looduses ka samamoodi kuskilt nagu, noh, ma ise ei ole sellisel levelil, aga kuidas loodus kuidagi raputas, nagu võtsin seal mingi pudeli kuskilt ja et issand, kui tolerantne on loodus, et ta on ka elus ja kuidas me võtame seda ka nagu loomulikku
kas tuima mingit lüpsimasinat või mis iganes, ma olen seda võrdlust toonud. Ja see on selliseid üks kurvemaid asju, kui sa hakkad teadvustama. Et tänulikkus energia, mida sa kultiveerid, aga ta ei ole veel spontaanne. Ja loomulik, et ta aeg-ajalt tuleb ülesse ja võib-olla vanemast peast tuleb ülesse, nagu see emake loodus või emake selles elus. Ja sellepärast me kannatame ka, et kui me oleme pealiskaudsed ja impersonaalsed nende õnnistuste suhtes, emake loodus ja ema. Saranagati, surrender, andumine. Pühameeste pealt saab vaadata siis kohvipaksu pealt läbi argipäeva. Kuidas nad pöörduvad siis kõigi ja kõige poole ja kõige kõrgema poole. Ütlevad, et kallis Jumal, et sa võid mind vastu võtta, mitte vastu võtta, anda mulle paradiisi või põrgu või vaimsed planeedid, hea karma, halva karma, raske suhtluse, raske perioodi, kerge perioodi. Sul on alati, Krishna, 2 varianti, kuidas sa minu suhtes käitud. Ja minul vaeseks on ainult 1 variant. Ma olen andunud sinule kõige kõrgemale. Sest ma tean, et sa algselt oled hea ja ilus ja armastav ja kõike läbiv ja alalhoidlev, mu ainuke sõber. Ja ma andun sinule. Et mul on ainult 1 variant. See on siis selline puhta pühendumuse tase. Selline päris innustav, päris kauge. Aga meil argipäeval lihtsatel inimestel avaldub see siis nii, et näiteks, et muidugi ta avaldub ka avansipäeval, kui sa tunned, et kõik lendab, päike paistab, ilus muusika, tunned emotsioone, vaimseid. Aga siis argipäev tuleb ja koputab, kui sul on raske või oled väsinud või närvisüsteem või keegi teeb ebamugavaks olukorra, keegi teine elusolend. Ja siis sa, kuidas siis kaldud automaatselt, et see inimkond on metsas, ajastu on metsas, kõik on täitsa metsas, kõik on katkised, hullud. Hakkad nagu seda nägema ja selle peale mediteerima, hirmude ebakindluse peale. Ja siis su vaimne elu kohe natukene nagu hakkab kõikuma. Et armastada, eks ju, armastada kõiki elusolendeid ja näha nendest kihtidest läbi. Et see on siis see proovile panek, kui spirituaalselt me oleme. Et kas me suudame siis nendest kihtidest läbi näha, ikka armastada kõiki inimesi ja elusolendit ja kärbest ja ämblikku ja käituda vastu ajale kohale tingimust, see on omaette kunst, eks ju, kõikide suhtes. Aga just sisemine selline, et ükskõik kuidas see väline reageerib, sinu sisemine reaktsioon või püüdlus on alati siis selline puhas armastus. Et sealt see on selline lihtsate inimeste, spiritualistide väljakutse. Üksinda või üksik. Et sellel sõnal on siis selline erinev tähendus. Üks joogi ütles ka, et võta aastas 6 aega iseendale. 6 aja sees võta 1 päev iseendale ja päevas võta 1 tund iseendale. Et mis on siis need plussid? Et olla niimoodi üksi looduse ja kõige kõrgemaga või. Ja see on see, et sa ei teeskle sellel ajal. Et tehti uuring ka, et muuseumisse tuli seal rahvas, üksikud inimesed, kes muuseumisse tulid, need said nagu parema informatsiooni kätte kui grupis, et siis see mõte laiali, teiste arvamused ja eputamised või mis iganes. Et sellel on üks hea pluss, et kuigi öeldakse üldiselt et üksikud inimesed ja depressioon ja aga et üksindus ja üksik, et seal on nagu väike vahe sees. Nii või naa tuleb võtta kvaliteetaega, kus ei ole oma nendes sotsiaalsetes rollides, rahuned maha, eks ju, oled kodus altari ees ja jalutad looduses ja niimoodi siis häälestad ennast, et see on väga hea ja tähtis. Ja naine küsis ka, või mees küsis naise käest, et mis sul on kõige tähtsam. Naine ütles, kõige tähtsam on lapsed, siis sina ja siis mina. Mees ütles, et minul on kõige tähtsam mina ja lapsed ja siis sina. Naine on natuke solvunud, aga mees seletas selle lahti, et üksinda ongi see, et see kvaliteetaeg, mitte nagu nartsissistlikult, aga see, et kui ma hoian ennast vormis, mis iganes palvetan, mõtlisken, häälestan, mediteerin
kõik need erinevad sõnad, mis me kasutame iseenese häälestuses, siis see on nagu väga tähtis, et ja siis pärast seda mees ütles, kui ma ise olen vormis, siis ma saan anda lastele maksimum ja kui lapsed on rahulikud kõik, et siis on ema rahul ja sina rahul ja kui mina saan teid lapsi ja sind nagu armastada. Et huvitav filosoofiline vaatenurk. Vaata, loomingu inimene, vana mees, aga ikka tahab jukerdada. See on nagu selline haigus. Ühtepidi ajab see ennast ka nagu mõtled, et aita juba rahune maha, kogu elu hüppanud ja karanud ja tahanud olla püüne peal ja lava peal. Ikka lööb välja. Tänane siis oma koduteatris on meil jälle külas transcendentaalne kvantfüüsik Adolf Atom näiteks, jah, või mis ta nimi oli, vabandage. Ja tema teeb meile alati hästi lihtsalt nagu selgeks asjad. Et ei ole vaja sellist keerulist, mingi veedad, mingid sanskrit, mingid värsid, mingi filosoofia, seal mingi mitmel level. Et küsime tema käest, et kas te saaksite, härra Adolf Atom, lihtsalt seletada meile lihtsatele inimestele puust ja täiesti nagu punaseks või mis iganes värvi nagu seletada. Jah, et väga meeldib siis, paluks. Tere. Silm sirgeks, aju selgeks. Näete jälle ma teen jälle selle pastakaga siia sellist visuaalset graafikaid, sest teie edasi jõudnud spiritualistid peaksite nii palju olema teil küll seda Mana Shaktit, jah? Teete kujutage ette nüüd. Teen teile lihtsalt ette. Suur pall, see on suur jumal. Ja teine väike pall, see oled sina. Selle palli sees osake tervikust ja lahutamata osake tervikust. Suur jumal, kes on kõike läbiv samal ajal, eks ju, samal ajal eraldiseisev isiksus, samal ajal isikusetu, kõik need aspektid, mis me rääksime, ja sina oled siin. Nüüd ainult 2 varianti on. Kuna sa oled nagu nii selles suures mullis. Üks variant on illusoorne mull. See väike osa sellest kogu mullist ongi materiaalne maailm, kus sa saad oma uudishimust ja armastuse valiku vabadusest, mida Jumal on kinkinud sulle, olla illusioonis, et sina oled Jumal. Ja seal sa oled karma, hea ja halva karma tsüklis, 8 400 erinevat eluvormi, vastatuma teadusega saad järgmise keha ja niimoodi keerled seal samsaaras, surmasünitsüklis. Nüüd kui sa oma teaduse tähelepanu saad inimkeha korraks, sul on võimalus küsida, what's the point? Ja sina väike, kui sa tahad nautida seda kõike suurt mulli, ise olla siin väikses oma mullis ja siin olla samal ajal suures mullis, siis ei ole võimalik, et sa kõike saad nautida seda ilu. Sa saad ainult oma selles illusoorses materiaalses mullis olla siis, pime, valge, kahesus, hea, halb, kõht, täis, tühi, rikas, vaene, mees, naine, vana, noor. Sellest tsüklis siin oled rõõmu tunda. Nüüd kaval tüüp saab aru, et seda suurt mulli tajuda. Nagu nii sa oled osaks mullist, hakkad selle suure mulliga, see väike mull, kus sa oled koostööd tegema. Ja nüüd, kui sa saad sina peale armastusega, selle suurest mullist, pöörad tema poole, siis tema hea meelega, tema ei ole kade poiss. See absoluutne isiksus. Siis sa saad kogeda seda sama suurt mulli, mis tema kogeb, see Jumal. Ta kingib sulle selle võime kogeda rohkem, kui sina sellest väikses mullis isegi ette suudad kujutada. Vaat see ongi selle vaimse elu nipp, selle õndsuse, miks siis pühakad ütlevad, et tehke mis tahate, eks ju. Nad ei samast ennast keha ja kannatustega, see neil on juba nii suur ekstaatiline kokkupuude selle kõige kõrgema ja selle ekstaasiga. Vaat nii olge lahked. Aitäh, see oli küll, et väga lihtsalt ja selgelt puust ette tehtud meile ja ära lakitud oli isegi ütleme niimoodi, mitte ainult värvitud, et aitäh teile. Nüüd on eriti aktiviseerunud minu elukaaslane papagai. Kui ma hakkan rääkima, siis ta hakkab nüüd halloo ütleb ja igast asju ja vahepeal nagu annab selle filosoofia nagu voolule nagu sellist mõttelist tausta või muusikalist looduslikku linnulaulu, mis ei pruugi alati nii meeldi olla, kui ta ka raaksub. Köhatab ka minu järgi. Ei tea, kas see on vanadusega, et selline sarkastilised
kibestumisega vist seotud sellised naljad tulevad või mõtted või jaa, et jälle nägin und, et noh, mulle nagu lubati näha, et Jumal lõi nagu maailma elusolendid ja erinevad siis nagu sotsiaalseid kaste ka, et kui on inimkond, siis on vaja ju organiseerijaid ja kui öeldakse, et praegult administraatorid, poliitikud ja kaupmehed, nad on nagu üks sama klass. No ja see on alati vajalik. Kui nad kontrolli alt väljas on, siis on probleemid. Ja siis on südametunnistus, ülihing, Jumal läbib kõike, eks ju, tema teadvus. Ja ise mäletan ka, et nooruses ka ma olen paar korda varastanud. Üks on vist, Raksusest käisime mitu korda, aga sõjaväes käisin tomateid varastanud kuskil aiast ühe sõduriga. Et see siiamaani on nagu kaasas ja lapsepõlves ka vist ühe nätsu varastasin sugulastelt. Nagu võtsin ära ja siiamaani nagu kannan seda, et mida sul nagu ajudes on, et miks sa nagu nii tegid, eks ju, et sa tõesti nii loll või? Oled küll, jah, siiamaani oled. On see järeldus. Aga point on siis selles, et Jumal lõi neid ja ta andis ka südametunnistuse kõikidele elusolenditele ja administraatoritele, poliitikutele ta ei andnudki südametunnistust, sest muidu nad läheks hulluks, eks ju, sest üks hetk ütled ühte asja, 2 sekundi pärast täiesti tõsise näoga teist asja. Ja mõtle, kui sa nii elaks ja kogu aeg sa süümed piina tules, siis sa teeks ju enesetapu. Et ilmselt siis Jumal ka minu selles nägemuses ta nagu lõi elusolendid, aga administraatoritele, poliitikutele ta nagu südametunnistust ei andnud, sest filmides on teine variant, et vaatad, kes on seal sarimõrvar, ütleb, et nii palju tapsin, et lõpuks harjusin ära, eks, et võib-olla see on teine variant, et poliitikud nii palju panevad soga, saavad aru, et see ongi maailm ja lõpuks harjud ära ja ei olegi ühendust ülihingega, südametunnistus on ülihing. Ära praeksu, palun seal, ma räägin nii tähtsat juttu. Võt sellised mõtted siis südametunnistusest. Üks munk ütles kunagi, kui sa ei ole täiuslik ja tunned, et sa ei ole täiuslik, oled väsinud enda sellistest kaladest, madalatest harjumustest, rumalustest, möödapanemistest, siis ole alandlik. Kui sa oled alandlik, siis sa oledki täiuslik või täiuslikkusele avatud, mis tähendab, et me oleme osake tervikust, sõltume kõige kõrgema looduse ja lähedaste ja soovilikkusest. Et sellele platvormile saab ehitada siis alles täiuslikkuse, ülejäänud on illusoorne. Ehk võib ka teistmoodi öelda, üks on see, mis ma tahan. Ma tahan seda, eks ju. Aga teine on see, mida ma tõeliselt vajan. Võt see peenike loodus annab just meile seda läbi ka raskete olukordade, mida me vajame. Selline usujõud peaks juba olema meil. Mõtteid tuleb nagu Vändras saelauda. See iluvärk, tahaks, et kõik oleks hästi ilus. Kogu aeg, see on hinge loomulik seisund. Olek. Miks siis see materiaalne maailm teeb sellist kelmikaid asju, ma räägin mõne loo ka, mul tuli meelde. Ükskord ka esinesin, artist, ta tahaks ka, et kõik oleks ilus, kõik imetleks ja koos toimiks selline sürenergia ja kõik toimiski. Ilus kohvik, mängin seal mingid etnomussi, improviseerin mantrasi, värke, silmad kinni, isegi paar fänni oli, isegi nagu ego sai pai. Aga vähe rahvast, eks ju, aga kihvt meeleolu, mõtlesin, ma ei mõelnud, ma lihtsalt lendasin. Ja siis, aga kohviku värke, keegi pani napsu ka ja see sama tore seltskond, üks vend jäi nagu hakkas sinna deliiriumi piirile jõudma ja siis kõik ilusama koha peal mul silmad kinni lendasin. Kuulen nagu hästi kõvasti, et mis sa karjud nagu 100 venelast. Kõik ilus oli rikutud korraks. Ma muidugi ütlesin, et minu ansambli nimi ongi 100 venkut. Aga ikkagi nagu selline toodi maa peale. Ja teine kord oli kuskil Belgias oli hästi armas kommuun, selline keskaegne loss ja ilus loodus ja pühendunud ja nii palju armulikkust läbi ühe budžaari. Tuli nii palju maha brassaadi, siis jumalustelt siis otse altarilt pühitseda toitu ja kõik oli nagu täiuslik ja siis ma tasuta andsin väikse kontserdi ka, mantrade kontserdi kidraga ja mõtlesin, et pühendunud nagu rahuldan pühendunud selle templi armsaid Vaishnava ja kõik oli ka ilus ja hakkasin nagu laulma ja siis ütlesin, et näed, et mul nagu paluti esineda, et ma nagu hea meelega esinen ja
et siin üks tuttav mul, näete, see vanem maatus ja vanem naisterahvas, ja et ta nagu rääkis, et oleks tore, kui sa esineks ja nii ja ja kuigi mul ei olnud selle vastu midagi, mul nagu hea meelega, kidra oli kaasas ja siis see vanem naisterahvas ütles kõva häälega, et ei, mina ei ole küll midagi öelnud, et sa esineks. Midagi sellist, täpselt ei mäleta. Et see ilu nagu, et miks siis loodus nii teeb, üks asi on nii, et võib-olla ma olen peenel tasemel nagu uhkeks läinud, et seda uhkust, et siis selline meie ilus lend korraks katkestatakse mingi huvitava olukorra või reaktsiooni läbi. See on üks põhjus. Teine põhjus on see, et ju me ise oleme rikkunud kunagi harmooniat, karmaliselt, eks ju. Selles elus või eelmistes eludes oleme siis ka oma sellise robustsuse või teadmatuse või närvikavaga põhjustatud käitumist nagu avaldanud ja kuskil ära rikkunud midagi ilusat ja siis see tuleb nagu tagasi. Et igasugust huvitatud filosoofilisi põhjusi on, et miks siis ilusat vahest ära rikutakse kõik. Et veel on neid põhjusi, aga need on põhi sellised mõtted, mis nagu rahustavad ja nagu arusaadav, et vahest siis tuuakse nagu maa peale jälle. Illusioonide peegelsaalis. Erinevad siis, materiaalne maailm pakub hästi erinevaid selliseid skeeme, illusioone, mis meid aitavad võib-olla elada mõnes mõttes. Nad võib-olla isegi purunevad ja me teame, et võib-olla see ei toimi, aga me nagu muud kõrgemad spirituaalsed aspekte ka nagu ei usu ja siis me parem oleme selles illusioonis. Ja üks ilusamaid illusioone on see, et mul on mitmel tuttaval ka see. Mul ka ilmselt mingil kujul. Aga ma ei ole nagu ärimees, aga ma toon selle näite nagu ärimeestega, et mitu ärimeest on nagu öelnud, et minu nagu äri eesmärk on, et asi hakkas nii toimima, et mul oleks kogu aeg raha sisse ja siis ma ei pea nagu midagi tegema. Ja näiteks ühel hästi hea sõbral ärimehel ongi isegi õnnestunud. Et tal ongi nii, et ta ise elab juba mujal rahulikult, tema äri toimib, seal on tal toredad inimesed, isegi neid ma tean, kes seal ülemused on tema alamad endised ja ta lihtsalt hoiab võib-olla silma peal. Ja siis inimesel on selline illusioon materiaalses maailmas, et kui on nii, et siis ma hakkan nagu rahulikult elama, et kui mul on nagu näiteks rahaprobleemid on lahendatud või ütleme, et on selline pidev sissetulek, et ma ei pea mõtlema nagu, mis on nagu loogiline ja arukas, et see on nagu intellekt, Ja siis siis on üks teine kategooria, kes on ka hea sõber mul, hästi tore, töökas ja tema on ka nagu kogu aeg räägib 1 aasta, 2, 3, 2, et kohe hästi teeb tööd, vaeva, hästi printsipiaalne, spirituaalne, aga ei tule seda aega. Et eks see sõltub ka karmast või ma ei tea, jumala plaanidest, et ühel elus olen teda isegi õnnestus see skeem. Ja teine on hästi töökas, teeb ja aastad lähevad ja kogu aeg ma juba nagu huumoriga küsin, et millal siis see aeg tuleb, aga ei tule juba, aastad mööduvad seda aega, kus ta siis lõpuks läheb nii hästi, et ta ei pea üldse muretsema kuu lõpus, et kas ta saab oma arved ära maksta. Okei, see on see üks aspekt, aga huvitav on see, et mis selle kontseptsiooni illusoorsus on selles, et probleemid ikka jäävad, jõle pull. Et ütleme, kui ma saan endale sissetuleku, veel hea sissetuleku, nii et ma ei pea üldse papi peale mõtlema. Siin ma arvab, et nirvana. Mis nirvana? Vaata dokumentaalfilmi oma tuttavaid. Hoopis teised probleemid siis tulevad. Okei, sul seda probleemi ei ole. See on nagu haigustega, et kui sa iseloomu omadusi ei paranda, siis selle haiguse ravid ära, siis see haigusest transformeerub teiseks haiguseks. Ütleme, et kui sul on mingi näiteks kõhuhäda, ravid kõhu terveks, siis mõtled, et nüüd oled vaba, aga kui sa oma iseloomu ei saa aru, mis on näiteks kõht seotud seedimine, eks ju. Et minu kontseptsiooni see, et mul on alati õigus, minu vaatevinkel, eks ju, see on nagu kõhuga seotud. Ja kui sa seda iseloomu omadust ei paranda, aga kõhu saab terveks, siis lihtsalt näiteks hakkad üksikuna ennast tundma. Et see haigus lihtsalt muutub teiseks haiguseks. Ja samamoodi materiaalse maailma haigus on ka see, et kui sa rahalised probleemid lahendad, siis materiaalne loodus kahjuks ta on niivõrd peenelt toimib, et ta leiab mingid muud probleemid, kas tervise suhte probleemid või mingid peenkehaga seal mingid iseloomu probleemid, et probleemid nagu ära ei lähe. Ainult siis, kui sa teadvustad ennast hingena, kõige kõrgemat ja sinu suhet temaga, siis sa lahendad kahesuse probleemid, aga nemad isegi selles mõttes teaduses toimub revolutsioon. Väljast ikka keha jääb vanaks, sul lähed isegi vaatad pühakud, seal neil on igast jamad, eks ju, haigused isegi jätavad keha. Ainus, mis sa muuta saad, on teadvus. Et peab jõudma ükskord sellisesse astmesse enda kainuses nagu kaineks saama.
ükskõik mis süsteeme sa siin teed ja skeeme, mis on tore ja arukas, sa pead ju kuidagi elama, siis põhiprobleemi lahendab ainult siis, kui sa lähed nagu hinge levelile, antimateriaalne hing ja kõige kõrgem. Et ainult siis sa saad sisemiselt selle probleemi lahendada, aga väliselt jääb kõik samaks. Isegi ütleme see passiivne sissetulek on sul regulaarne. Ja siis sa mõtled, et ja siis, kui ma selle saan, siis ma hakkan elama. Selline järjekordne peeglisaali lõks jälle, illusoorse energia. Minu lemmik teemade radadel. Rumi on öelnud, et kurbus valmistab sind ette rõõmu ajaks. Sealt võib edasi arendada, et rõõm võib valmistada sind ette kurbuse ajaks. Võib edasi improviseerida, et kurbus valmistab ette pärast rõõmu jälle tulevaks kurbuse ajaks ja nii edasi. Et noores peast ka mäletan, mul üks pilt on silmas, tulin, päike paistis ja nii suur rõõmutunne ja õnnetunne nagu. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et praegu on nii, et miks mõnikord on teistmoodi. Et armastuse värvid ja emotsioonid ja miks mõnikord on nii, et sa oled nagu täiesti jõuetu kurbuse, ahastuse piirimail. Ahast lambist võib isegi tunned, kuidas muutub, tunned sellist nagu rõõmu ja šakti õnne lainet. Ja see teeb nagu hingele, nagu mõnes mõttes nagu hing on nagu hämmingus, et see filosoofiliselt võib küll öelda, et kui on üks värv, siis inimene lihtsalt väsib ära, psüühika on vaja erinevaid värve, eks ju, tumedaid, heledaid, värvide gamma, eks ju, segu sellest. Nagu öeldakse, et kurbus on või igatsus on magus valus, mõnes mõttes natuke magus ka, eks ju, igatsed. Et see on nagu põhiteema, et kui meile on alateadlikult söödetud sisse, et me peame saavutama õnne, siis on loodud pilt, et õnn on selline. Et sul on kõik on hästi, ei ole mingeid selliseid sõlmi, nurki, ühtegi jama, ühtegi konflikti ei ole. Ja sa ootad seda aega, kui see saabub, siis sa mõtled, see on täius. Ja siis selles ajas, sellises mugavustsoonis tunned, kuidas hakkad deklareeruma. Et kuidas siis, kuni alateadusena välja, hinge levelina välja, me siis ikkagi lepiks ja võtaks selle filosoofilist alguses vastu, et meile tegelikult meeldib. Vahest on kurbus, vahest rõõm. Ja ei ole mõtet nagu oma seda tähelepanu energiat sinna süüdistustele, välisenergia, et sugulased või rahvas või töökoht või ilm või sinna suunata. Seda nämmutan ja kordan endale ja teistele kogu aeg. Meile meeldib. Tõusud ja mõõnad, eks ju, erinevad tundevärvid, emotsioonid ja gamma. Et see on hästi normaalne, lõplik, algne, kvantfüüsiline, spirituaalne, transcendentaalne loodusseadus. Et see, kui sa oled põlvile surutud, siis sa hakkad nagu püüdlema ja pärast, kui sa püüdled ja natuke saavutad midagi pärast seda valu, siis see on päris ekstaatiline kogemus võib olla. Kui see, et sa oled kogu aeg pudrumägedel. Palju lugusi on selle mantra jõust man mõistust ra vabastama. Erineva helivibratsioon, igasugune helivibratsioon mõjutab meid. See on selline teaduslik fakt. On siis spirituaalne heli, kuidas see meid mõjutab. Ka eraldi suur teema, isegi üks liila on, et üks pühak ka talle õpetas, osistas kõrva mantra, vabanemise mantra, aga see pühendunu läks katusele ja hüüdis kogu üle küla seda mantrat ja see õpetaja ütles, miks sa nii tegid, ma andsin see salamantra, ütles, et vahet ei ole, mis reaktsioonid minul tulevad, ma tahan, et kõigil läheks hästi, eks, et mitte ainult minul. Õpetaja ütles, said sellest mantrast õieti aru. Et siis üks Shastaka on ka 8 sellist värssi, püha värssi, mis 500 aastat tagasi, üle 500 aastat täpsemalt, üks avatara, jumala avatara, see on ka pikk eraldi teema, kehastused, avatārad, jättis siis 8 värssi ainult enda järgi. Ja siis lemmikvärss minul on siis Trinata Pishanichana Taroropäeva Shaishnana Manina Manadana Kirtana Sadahari, mis tähendab madalam kui muru, kannatlik on kui puu, alati valmis teistele austust avaldama, mitte seda ise oodates. Selline isiksus saab rahulikult mediteerida, jumala pea nime korrata või olla õnnelik sellises meeleolus. Et see on ka nagu salamantra, eks mõnes mõttes, mis seal ikka erilist, eks ju.
aga kui sa sügavuti läbi võtad selle, siis miks see on mu lemmikmantra, sest ma olen aru saanud, et see vabastab mind igasugusest jamast kõigepealt. Nii kaua, kui sa mõtled, et mina, mulle, minu, no isegi kui sa oled mingis positsioonis selles maailmas, siis lõppkokkuvõttes on täiesti tähtsusetu, sa oled kogu selle loome kõige kõrgema kõigi suhtes alati väike tähtsusetu teener, noh sisemiselt, et sellest madalam kui muru, jah. No see teeb nagu alandlikuks, sa oled nii väike olend. Kannatlik on kui puu, noh usaldad loodust kõige kõrgemat, et iga asi omal ajal, eks oled kannatlik. Kannatlikkus on üldse öeldakse, et jooga nagu põhimõte, et midagi saavutada, siis noh, sa pead olema lihtsalt kannatlik ja usaldama loodust. Avaldama austust kõigile, muidugi kõik on Jumala osaks, et sa ei saa rääkida mingi oma õnnest ja sinuga suhtest Jumalaga, kui sa ei austa kõike, ei näe seda, et teised on samamoodi väärivad õnne ja armastust. Ja ise ei oota austust. Noh, umbes, et ei ole seal, ei lähe õhku täis, et ma olen praegu sellisest positsioonist või kuidas ta aru ei saa, mul on õigus või. Et seal on nagu 4 sellist faktorit selles värsis ja need on nagu, need sind vabastavad, kui sa nagu jamadest vabaks saada, võt siis sisemine meeleolu peaks olema selline, et madal on ka muru, kannatlik on puu, alati valmis austust teistele avaldama, ise mitte seda oodates. Et väga lihtne, teistpidi esoteeriline, kolmandpidi täiesti nagu vabastav mantra. Täiesti teeb õnnelikuks ja vabaks, kui sa selle peale mediteerid ja kunagi hakkad seda teadvustama, algus see on võib-olla selline kunstlik. Võt selline mantrade, värsside ja loitsude ja palvete maailm, need on hästi erinevas kategoorias, aga siis see on üks minu mantra, mida öeldakse, et ma kannan siin pea peal kogu aeg. Seda meeleolu endale kirjeldan, sisendan ja loodan, et kunagi see realiseerub, et ma teadvustan ka selle, et siis ma saan tõeliselt vabaks. Meie vaimse elu küpsust ja südame headust ja kus me oleme siis oma teaduses, see iseloomustab väga hästi, ma ise vaatan ennast ja vahel tuttavaid ka, et kuidas me reageerime asjadele, mis meile ei meeldi. Kas see on filosoofia, missuguse maneeriga me ütleme, et noh, need on nii, see on ju hoopis nii, eks ju. Või siis mingid asjad meile ei meeldi, kas mina muusikuna, näiteks mingid muusika, vaata, mis maneeriga ma räägin, nagu, et see lugu nagu, ma ei tea, teeleks, sült nagu, et noh, see näitab, et lihtsalt, et sul ei ole nagu elementaarselt veel arenenud välja seda loomulikku südame headust, sest kes sina oled ja kes sul on mina, et kõva häälega oma rahulolematust ja kriitikat ja kõike niimoodi sellise üleoleva sellise meeleoluga nagu avaldada ja siis mõelda, et see on nagu kuldne kesktee, et mina seisan selles kuldsel õigel keskteel. Ja niimoodi vaadeldes ennast ja teisi saad siis aru, et kui pikk tee meil on käia, et tolerants, kannatlikkus, eks ju, ja see, et me saame aru, et me ei ole jumalad, et see, mis mina arvan või mina ütlen või et lihtsalt nagu täiesti tühi nagu, et Jumal on loonud, et me oleme erinevad ja meil ongi ja see jääbki nii, et igaüks tunnetab omamoodi, aga see missuguse maneeriga või sisemise, me ei ütle seda väga suure armastusega, eks ju, nagu ema ütleb võib-olla lapsele, et kuule, et nii ei tohi teha, aga nagu armastus või mõistmine või õpetab, eks ju, oma last. Ja meil on pigem see teine siis, eriti praegu interneti ajastul, kus sa ei saa otse näkku öelda, sa netis saad eriti nagu tulistada julgelt. Võib-olla argipäevas sa niimoodi näost näkku ei ütleks, aga netis paned ikka täiesti, sa oled ikka täitsa tobens. Oot sellised lood. Kas tehisintellekt on hea või halb? Kas see viib meid edasi nii loominguliselt, tööalaselt, mugavuste mõttes? Kas suur linn on hea või halb? Kas tehniline progress, üks arvutimaailm, internet, kõik need uuendused, mis praegu iga nädal uuenevad, kas see nagu viib inimesi edasi? Ja või ta viib liiga kiiresti edasi, et me ei ole võib-olla valmis. Et, või on ta halb sellepärast, et ta meie oma mõtte võimlemist teeb nagu ise enam nii ei võimle, nii palju ei ole vaja oma intellektiga tööd teha, kas nii sealt otsida, kõik vastused tulevad hästi kiiresti. Ja siis inimene vaesekene, siis ta nüüd vaidleb, et kas see on hea või halb. Mõned toovad väga palju plusse, eks ju, mõned toovad väga palju miinuseid. Põhimõtteliselt, kui sa lähed nagu põhjuste jälle jutu juurde, mida ma olen ka rääkinud, põhjus, siis absoluutselt vahet ei ole. Sa võid olla tehniliselt mingi tipptasemel,
üldse mingi ulmefilmi, ma ei tea, ufo värk, võivad olla kuskil puu all. Lõpuks on need omadused. Ehk siis see, kui sa annad selle noa enda teadusesse, mis sa selle noaga teed, kas noaga lõikad leiba, eks ju, püüad kuidagi teenida teisi, või selle noaga võib ka tappa. Et sellepärast, kui ma vaatan praegult inimeste teadvust, kultuuri iseennast, siis me teadvus või inimlikud omadused on nii enesekesksed. Et ükskõik, kas meil on hea või halb asi, me keerame ta halvaks, sest meil on omakorda püüdlikud. Ja seal ongi probleem. Et ega ei ole ju tehnika halb. Küsimus on, mis eesmärkidel, eks ju see krüptokurjategijad kõik internetis, kuidas kasvab siis see inimeste lüpsamine seal samamoodi. Ja kuidas siis see teine pool, nagu ma ütlesin, inimese mõistuse tööle, mis ta teeb, see tehnika. Aga samal ajal, ütleme, kui tehnika ära võtta, siis ka ei ole vahet. Inimesed põhimõtteliselt on, kui neil on primitiivne mõtlemine, hästi enesekeskne või kehaline, et meie rahvus või minu pere, kõik see on nagu selle peale ehitatud ainult, siis ka ei ole vahet. Siis on ka põrgu. Et kõrgkultuur, religioon, jooga, mis iganes, need annavad just seda pointi rõhutavad ja siis pühakud ka seda, et ole hea inimene. Arenda ennast sympaatit, omaks püüdmatust, eks ju, inimlikke omadusi. Et siis toimub see jukta varjaagia printsiip. Et sa oskad kõike kasutada ära õieti ja kõrgemal eesmärgil. Siis need asjad ei söö meid ära. Jälle selline 100 korda räägitud tõde ise endale teistele. See on selline psühholoogiline nõks meil. Et teadus läheb alati välise peale ja me nagu haletseme ennast. Mis on võib-olla mõnes mõttes normaalne, kõik me tahame nagu pai ja oi vaesekene, eks ju. Ja saatus ja elu ja riik ja kõik, millest ma kogu aeg räägin siin ja sugulased ja töökaaslased ja kuidagi nagu välise peale. Aga siis, kui sa hakkad analüütilist meetodi kasutama ja filosoofiat ja statistikat ja kogemust ja teiste kogemust, siis see on nagu üllatavalt suur protsent meie õnnest sõltub meie iseloomust. Ja siin kuulan ka, ta on 30-40 aastat staaži, kes siis ka inimeste suhetega tegeleb. Üks doktor, tal on saalid alati täis, hästi selline hea huumoriga ja teda ma kuulan regulaarselt, ma ei hakka nime ütlema. Aga tema ütleb, et tema kogemus näitab seda, et näiteks, eks ju, ütleme, et inimene ütleb, et kas mul ei ole sõpru või elukaaslast. Siis ta ütleb lihtsalt, et see on lihtsalt tööpõld, sa oled lihtsalt laisk ja sul on halb iseloom. Kui sul ei ole sõpru, ei ole elukaaslast. See paistab nagu löök jalaga näkku, kuidas, et mul ei ole elukaaslast ja sõpru või mõtlen, et ei ole normaalsed inimesed, ma olen üksik, eks ju. Et sa võid olla üksik, see on sinu valikuvabadus, aga tegelikult me oleme sotsiaalsed elusolendid ja kui siis ta räägib ka, mitte ta ei ütle seda teooriast, ütleb, et ta näitab kogemuses, et kui inimene hakkab endaga tööd tegema, häälestab kas või selle mehe või naise energia õieti ja saab aru, et ütleme, need iseloomu omadused, minu, neid natuke ka korrigeerib, siis automaatselt tal on järsku ta ütles isegi, et kui ta on vaadanud astroloogiliselt, mõnel ei ole ette nähtudki, ta vaat teiste lootused isegi astroloogiliselt ei ole ette nähtud elukaas, aga ta ikkagi, kui ta hakkab õieti käituma aastad, lõpuks on tal järjekord ukse taga. Nii sõprade järjekord, kes tahavad taga sõbrustada, kui ka vastassugupooled, eks ju, kellel on siis see probleem. Aga seda muidugi tunnistada väga raske. Et lihtsalt ma ei ole leidnud endale seda õiget. See protsent on ka võib-olla olemas 100%, see protsent on uskumatult väike. Kõige suurem protsent ikka kõikides jamades, et meil ei ole sõpru või elukaaslased, on lihtsalt meie kehv iseloom, meie halvad iseloomu omadused. Aga see on ka omaette juba vaimne realisatsioon, kui sa sinnani jõuad ja hakkad seda korrigeerima hoopis. Oma iseloomu, oma suhtumist, oma käitumist, eks ju, kõik seal tänulikkus, alandlikkus, et mitte ei ole ainult, et minul on õigus või ja need aspektid, eks ju, et väga huvitav. Tundemaailm, emotsioonid, ekstaas. Et see on selline loomulik, kuidas öelda, nagu ma ei oska öelda, tordi omadus on olla magus, anda meile maguse elamus, nii hinge omadus on siis tunda selliseid emotsionaalseid tundevarjundeid, värve, eks ju.
ja kuidas siis materiaalne energia siis seal toimib? Noh, nii oma väiksest kogemusest ja pühakirjadest ja niimoodi. Ja üks asi on selline sentimendid, jah, et sa tõesti nagu tunned, et vau, mis kogemus, ma nagu tundsin hinges ja kehas sellist rõõmu ja õnne ja ekstaasi. Noh, väga hea, et see on looduse poolt kingitus, et see on normaalne, et mingi hetk on selline ülevoolav sentimentalism, eks ju. Mis on, võib öelda ka armastuse kõrgem avaldumine. Aga kuidas ta peaks siis materiaalses energias või kuidas peaks sellel olema siis selline tõeline kate või toimeaine, on see, et see ekstaas peaks transformeeruma teiste teenimiseks, teiste mõistmiseks, teiste kiiksude välja kannatamiseks, et sa oled kannatlik, mõistev, abivalmis, niimoodi argipäevas, igapäevaselt, eks ju. See empaatia peaks laienema läbi siis taas läbi teenija mentaliteedi, et kui see protsent ei ole nagu tugev või väike, siis seda nimetataksegi, need on nagu sentimendid, et sulle kingitakse karma järgi, et mingi hull emotsioon, oi kui tore, aga see tore võib sind või see ekstaas võib sind viia hoopis alla, umbes, et jumalast lahe tuju panen, tead, ma olen maailma naba, eks ju, mis on tore, rõõm ja kõik pidu ja pidu on ka elu osa. Aga siis sa lähed, tegelikult su elu hankar või elukesksus, ego keskus tegelikult suureneb ja see vale ego. Et mis teeb asjad lõpuks hullemaks. Et andku siis meile loodus, õnnistus kõige kõrgem, et meie need ekstaatilised, ilusad ja rõõmsad hetked transformeeruks siis argipäevas nagu reaalseteks tegudeks, mis on läbitud kaastundest, abivalmidusest, eks ju, teiste märkamisest ja ka kannatlikkusest. Et minu näiteks kannatlikkuse regulaarne, ma kukun enamus aja läbi, on minu papa, kui see paneb minu kannatlikkust proovile, et tal on oma emotsioonid, oma asjad, eks, oma mõte, aga minu kontekstis see mõnikord ajab nagu nii närvi mu närvikava, kui sul tuleb mingi kraaks kogu aeg kuskilt, eks ju, mingi hetk ja siis sa tunned nagu, siis enamus aja kukun läbi, aga ma ikka mõtlen, et sa tahad mõistma, kõike ma nagu arendan, et ma püüan ikkagi, mõnikord mul õnnestu juba. Et see on nagu selle ekstaasi ja armastuse avaldumine argipäevas, kuidas me teiste elusolendite suhtes ja kõige kõrgema suhtes siis jääme siis selliseks, armastavaks sisemiselt. See materiaalne energia trikitab meid kogu aeg. Vaatad oma elu ja teisi ja kui suur protsent on meie, ma ei tea, piltidest või meediast või see, et meie naudime, mina naudin. Muidugi hing on loodud ju anda täis õndsust. See on tema omadus nautida. Aga materiaalse energia trikk on see, et tõeline kõrgem nauding on omakusu püüdmatus ja tingimusteta armastus. Ehk siis peaks olema mitte niivõrd pildid, kuidas mina naudin ja ma nii õnnelik olen, vaid see, kuidas ma teisi õnnelikuks teen ja teisi teenin. Et kui suur protsent on selles minu siis meedia poolest, eks ju. Kui suur protsent see, et minul on nii hea olla. Siis, et see on nagu nii, me teame kõik ajutine ja kunstlik enamusel meist. Et me niimoodi, kuna võib-olla kindlustunnet ei ole, siis me nagu eriti püüame läbi neti näidata igat õnne hetke ja muidugi see on inimlik, me tahame seda jagada ja kõik. Aga siis ise ka nagu usume, et näidata, et kus ma olen ilusas kohas, kui hästi mul läheb, kui õnnelik ma olen kogu aeg. Ja võib-olla peaks olema hoopis minu puhul ka või teiste puhul hoopis point selles, et minu õnn on selles, et ma näitan ja teen pilte, kuidas teised on õnnelikud, kuidas ma teisi teenin või kuidagi teen neile meelehead, eks ju. Et see on huvitav, protsentides nagu näeb, et palju seda hankarat valeego ja siis õiget ego on meie elus, et kõik see materiaalne energia päris head lõksud on üles seadnud, kui hakkad analüüsima nagu peensusi alateaduseni välja. On mitu varianti, kuidas võtta sellist ülistust, et kui öeldakse, et Allah Akbar või Hare Krishna või olgu ülistatud Jeesus ja või Jehova, et ühtepidi see on nagu sentimentaalsus ja fanaatilisus ja võib-olla siis osad arvavad, et et hüüavad seda, et siis meil on nagu kõige parem usk ja kõige ilusam Jumal ja mis on ka jälle teistpidi normaalne, kõigil oma maitse, valikuvabadus. Aga võib-olla lähendada nii, et pühakirjad näiteks Vedates ka nii täpselt kirjeldavad, kuidas see loodus, energia ja kõik see toimib ja kuidas Jumal on selle alge ja siis sa nagu vaimustudki.
ja kuidas ta oma pühendunutega suhtub ja kuidas ta vastab ja kuidas ta on kinkinud, kui me oleme tahtnud ise Jumalat mängida selle materiaalse maailma kui alandlik ja hea isa, kes valikuvabadust ikkagi niimoodi austab, seda armastuse värki, et okei, et noh, tahate seda kogemust, siis palun ja siis tekibki selline tegelikult puhastel pühendunutel selline loomulik vaimustus ja kogu aeg käibki, olgu ülistatud Jumal ja püüab kõigile seda nagu sõnumit edasi anda. See on nüüd teist poolt vaadatuna. Et ja teistpidi vaatad inimesi, et inimesed mitte midagi pole loonud, see null lihtsalt võtavad loodusest ja teevad midagi. Et see on normaalne, et väike laps teeb plastelinist mingi plönni ja tuleb issi emme juurde ja issi emme ikka, oi kui ilus, noh ikka peab, noh see on tore ikka, see on, laps tegutseb ja õpib niimoodi, inimesed ka teevad mingi raketi või siis kõik, rakett, inimene teeb raketi, et vallutame kosmose, noh läheme nagu nii äksi täis jumalast informatsiooni enam ei ole või usku või teadmisi ja ainult Jumalat saab teadvustada ainult läbi pühendumusliku teenimise, teda ei saa niimoodi kuidas öelda, filosoofiliselt võib ka temale läheneda, aga mehaaniliselt ja läbi askeeside sa nagu noh, põhjalikult Jumalat kunagi ei õpi tundma, kuigi lõpuni teda nagu nii ei saa atšinta ja mõista, aga vähemalt tema põhiisikulise energia nagu printsiipe võib nii öelda, jah? Okei, aga kui sa hakkad vaatama päike, kuidas päike toimib, võimas päike, kogu meie süsteemi siin valgustab ilma, et keegi seal kütaks tal, noh, viskaks hagu alla, või kuidas universum, planeedid, makro-kosmos, eks ju, lähed sisse poole, üks film oli ka hästi kihvtilt tehtud, nagu visuaalid, et kui lähed inimese sisse sealt, eks ju, kõik aatomid ja prootonid ja neutronid järjest, eks ju, see mikrokosmos väiksemaks, see on nagu lõputu ja väljapoole lõputu, eks ju. Kuidas meie süsteem oli isegi täpine alame, kuidas siis see, kas või see materiaalse loome, universumid ja kõik. Et kui sa hakkad nägema, et seal on isiksus taga, see peakski tekkima selline ekstaatiline umbes Jumala ülistus. Vau, mis tüüp nagu. Ja võimalik on veel tema kontakti läbi pühendunut, läbi pühakirja, läbi vaimsete selle erinevatest nittide püha heli näiteks, Jumala nimi, kuidas sa läbi selle saad temaga tegelikult suhelda. Aga selleks vaja omapoolset, jah, ikkagi kuna on valikuvabadus, sa pead nagu midagi tegema. Et põhjust on olla tegelikult vaimustunud Jumalast, Jumala isiksusest ja tema erinevatest avaldumistest või tema pühendunutest nagu Jeesus ja Shakti ja Vesha avatarad või Jumala kehastused, erinevad universumid, erinevad ajastud, eks ju, seal Rama, Buddha, eks ju, Varaha, hästi erinevad seal, isegi pooljumalad, eks ju, meie ministrid, meie päiksüsteemi ministrid, kes vastutavad loodustihjate eest, neid on ka veel miljonid, eks ju, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, päike, kuu, eks ju, kõik nende Bhumi, Chandra, Surya, et vau, et selle taga on selline lahe tüüp. Ühesõnaga, olgu ülistatud Jumal. Peab õppima nagu poes, vaata, 2 ühes, et saad 2 asja ühe hinnaga, mõtlema siis 2 asja korraga, ühtepidi vaatad pühakirju, seal on sellised hästi lootust andvad väited ja liilad ja mängud ja lood ja filosoofia, teistpidi on ka väga sellised karmid piitsad, eks ju. Et näiteks öeldakse, et kes on elus ühe korda püha nime korranud, et sellel on inimsünd garanteeritud. Samal ajal öeldakse, et tuhandes üksikud tunnevad huvi üldse vaimsuse vastu Kalijugal meie ajastule. Nendest tuhandetest üksikud üldse saavutavad midagi natukene vaimses elus ja siis nendest veel 100 üksikutest mõned üksikud saavutavad siis täieliku eneseteadvustamise ja puhta pühendunud teenimise ja suhtlemise Jumalaga. Et ühesõnaga tehakse pai ja siis aita, et see on nagu loogiline, et elu ka, materiaalne energia on samamoodi, üks varsti ütleb ka, et kui sa nagu vaimse ellu lähed ja oled nagu liiga fanaatiline, sülitad, et vastik materiaalne energia, surm, sünd, vananemine, haigused, eks ju, kõik see pereelu, kõik see samastamine rahvusega, ma ei tea, parteidega ja nii edasi seal, vana, noor, rikas, vaene, kõik see kahesus, et see on nagu väkk. Ühtepidi, teistpidi jälle öeldakse, et mingid värsid ütlevad ja paljud eeskujud, et vaimsed inimesed, osad, kes oskavad diilida jumaliku energiaga, materiaalse energiaga, niimoodi, et sellest saab ainult kasu. Sina saad kasu, Jumal on rahul, naabrimees on rahul, et see pidi olema siis suur kunst, kuidas see mateeria transformeerub vaimsuseks, et kasutad vaimsetel eesmärkidel. Sama see 100 korda mulle öeldud, see juktava raagia printsiip. Ja siis samamoodi jälle hoiatatakse, antakse, et see on nagu väike poiss vaatab, et see kaleidoskoop, eks ju,
kuidas ta niimoodi muutub hästi huvitavalt, siis lõhub ta katki, vaatab, et lihtsalt mingid paar värvilist klaasitükki ja peeglid ja kui sa niimoodi keerad, siis see mitmekesisus, kordumatu mustrite gamma kogu aeg muutub. Ja materiaalne energia pidi samamoodi olema, et ühtepidi karjäär, raha, edukus, kuulsus, minu pere edukus, minu rahvas. Et need pidid samamoodi need olema klaasitükid, kui surm tuleb, siis sa näed, et tegelikult kõigest pead loobuma. Et see on nagu suhteliselt mõttetu. Kui sa lähed nagu ühte äärmusse, tuuaks selline näide või isegi minnakse nii kaugele, öeldakse, et pereelu on must sügav kaev. Lihtsalt hoiatades meid selle poole pealt, siis piitsa poole pealt, et nii kaua, kui me hoiame, klammerdume kinni ajutisest materiaalsest energiast ja hing on teise energiaga, siis me pettume, tuleb ikka surm ja siis pisar on silmanurgas umbes, et saaks ühe hetke veel, mul on nii palju tegemata, ma olen nii palju maha maganud elus, eks ju, oleks veel nii ja nii teha asju. Kuidas see materiaalne energia on hästi ohtlik, et öeldakse, et isegi et kõige lähemad inimesed ei ole kõige, või mis me arvame, et meie rahvas või minu sugulased, et nad ei ole isegi, nad ei ole väga head sõdurid, kindla peale minekut sõdurid, sest sa pead nendest loobuma või midagi on, sealt karjääriga läheb halvasti või töökohaga või midagi kehaga juhtub, siis enamus sõbrad vajuvad ära. Et kui see hoiatav pool. Teine pool on siin hästi positiivne, et materiaalne energia on ilus ja hea ja jumalik, et isegi siin ja praegu võib õnnelik olla ja selles kehas, keha on kui tempel, eks ju. Kõik need 5 elementi, õhk, maa, tuli, vesi, need võib kasutada teiste ja kõige kõrgema teenimiseks, eks ju. Kõik võib olla viimase peal, et see pool on ka, et 2 asja korraga, et kuidas me siis oskame seda seedida ja teadvustada, seda mõlemat poolt, seda ohtlikku poolt ja seda jumalikku poolt, täpselt samas energias, materiaalses energias. Oi, kevadepoiss. Linnud laulavad juba mitte nagu varem lirts-lärts, aga juba teistmoodi. Väike ilmastukuline ülevaade. Olevik, minevik, tulevik, ei mitte midagi uut, seal igasugused sõnu on, et kes minevikku ei mäleta, sellel ja ilma minevikuta ei ole tulevikku ja mis seal veel on. Ma ise vaatasin ka argipäevas, naine ütleb üks päev, et sa oled nii külma vastu viimased paar päeva. Et ei ole sellist asja, et et ma just seal tegin nii palju, tegin seda, oleks tahan nagu öelda, et kuule, et ma ju nii palju teinud, et kedagi ei huvita, mis sa minevikus oled teinud. On olevik ja olevik nagu maksab. Ja olevik on see garantii või valuuta, ja samamoodi ka tulevik, et räägid, et tulevikus läheb kõik paremaks. Et seega nagu ei toimi. Ja samamoodi ka Jumala teenimisega, et mõnikord ma räägin ka, et ma elasin Munga kloostris ja ma olin noor, ma tegin nii palju sellist spirituaalset heategevust ja seda, keegi seda, sa võid ise ennast nagu upitada, aga Jumalat otseselt võib-olla ei huvita, teisi ei huvita. Küsimus on, mis on praegult ja see olevik jälle räägib iseenesest, et see hetke teadvus, et sellest on kõik huvitatud ja sealt nagu läheb elu õitsele. Et missugune selle hetke tegevuste ja teaduse kvaliteet selles päevas, mis siin praegu meil on. Nii et põgeneda pole kuhugi, tulevik on hea, väike planeering, nii ja naa, minevikumälestused väga hea, isegi ravitsemises on 2 koolkonda, üks koolkond on see, et sa hüppad minevikku, vaatad seal sünnitraumad, suhtetraumad, eelmised elud, see on väga hea ja soovitatav ja need tehnikad eksisteerivad, need aitavad. Aga siis teine koolkond on selline, ütleb, et mis iganes, isegi Bhagavad Gitas Krishna ütleb Arjunale, et lihtsalt andu minule, et ära karda, ma vabastan siit kõikide halbade tegude järelmõjudest. Et see, kui sa praegu õieti selles päevas tegutsed, siis see vabastab sind kõigest, ka sellest mineviku taagast. Et see liiga nina surkimine nendes sõlmades, mis me kõik siin oleme teinud valesti, et seal ei ole algust ega lõppu. See on hea otsida isegi need inimesed üles, öelda, et palun vabandust, kui ma olen sind kunagi solvanud, see on kõik väga positiivne ja õige. Aga teine koolkond on siis ütleb rohkem, et keskendunud nüüd sellele tööpõllule, mis hetkel sulle ees avaneb. Et see on kõige tähtsam, kui nutta taga ja kahetseda oma energiat sinna anda väga palju.
sellised olevikulood. Kõigil tekib alati selline imelik emotsioon, kui öeldakse, et ees on rasked ajad või nüüd sellest kuupäevast on kõik pekkis, tuleb seal 3. maailmasõda või mis iganes, maailma lõpp. Noh, ühtepidi nagu loogiline ja selge, eks ju. Maailmas on olnud erinevate ajastuste ajal kataklysme, sõdu, maailmasõdu. Et see on nagu üks selline kahesuse ja 3 mõõtme maailma ajalugu, võib nii öelda. Teistpidi, isegi kõige parematel aegadel, õitsvatel aegadel, ütleme materiaalses mõttes, on inimesi surnud ja surevad, peab keha jätma, või on inimesi, kes on headel ajastustel, heades peredes, ilusates kehades, kuulsad ja rikkad ja on lõpetanud elu kurvalt. Et nende jaoks on maailma lõpp tulnud siis võib-olla 1 sekundi, kas läbi haiguse või mingi psüühilise haiguse. Ja siis, kui sa vaatad puhta pühendunud teadvust, siis tema saab aru, et see ongi maailma lõpu ja raskete aegade maailm. Kuna see energia, mahamaia, illusoorne, küll igavene, kui pidev muutuv, materiaalne, füüsiline energia, tema funktsioon ongi meid tupikusse viia, ma ei oska öelda, hirmutada, aru saada, et tuleb lõpp. Ja puhas pühendunu paneb oma teaduse siis igavestele väärtustele. Hing, Jumal, eks ju, igavesed kõrged omadused, teiste teenimine, kaastunne, headus, tänulikkus, empaatia. Et sinna nagu panustada. Et siis see maailma lõpeb kohe ja halvad ajad lõpevad kohe, kui sa asud sellele teele. Aga muidu, kui sa oled sellel teisel teel, keha samastamise teel, meelte samastamise teel, mis iganes rahvuse samastamise teel, kuulsuse samastamise teel, materiaalsete rikkuste samastamise teel, siis on halvad ajad kogu aeg või rasked ajad või maailma lõpu aeg, sest see ongi sinna kodeeritud sisse, nagu ma mainisin. Et selles mõttes sügavas filosoofilises, igavikulises mõttes, isegi kui sul ei ole nagu teadustamist, iseenese teadustamist, Jumala teadustamist, siis on kogu aeg maailma lõpp. Siis on kogu aeg rasked ajad. Isegi kui korraks on oled illusioonis, et vau, paarti või oled noores ilusas kehas. Et jah, et see on selline 2 otsaga asi. Et ühtepidi pole mõtet mõelda, et rasked ajad tulevad või maailma lõpp või seda propageerida, sest jah, kui sa samastad ennast selle kehaga, nagu ma mainisin jälle, siis on maailma lõpp on kogu aeg, sest mateeria hävineb. Kas 1 sekundi pärast, 100 aasta pärast, et püüame kinni selle mõtte. Need 3 elu aspekti, isikuline, lokaliseeritud ja isikusetu aspekt, sanskriti keeles siis paramatma, kõike läbiv teadus, eks ju, lokaliseeritud. Isikuline, algne Jumala isikuline Bhagavan, Brahman, kõiki läbiv. See, et me oleme üks samal ajal erinevad. See on selline, ütleme filosoofia A ja O vedase jõudude palsam südamele, mis lahendab paljud konfliktid. Et kas oli ennem Brahman, kõik tühjus ja sealt moodustus mitmekesisus või kõigepealt oli mitmekesisus ja mitmekesisuse taga oli teaduse taga isiksus ja sealt siis teised isiksused temast siis laienesid, kellele ta kinkis väikse valikuvabaduse nagu meie siin, eks ju, mina. Et see on selline igavene, öeldakse siis nagu koolkondade, mõnus filosoofiline loogika sõda, eks ju, et kogu aeg nagu räägitakse, et ennem oli tühjus või ennem oli Jumal ja siis tulid muud asjad ja et see on see ilmselt valikuvabadus ja võib-olla ka valikuvabadus selles mõttes, et mõnele meeldib päiksevalgus rohkem kui päikseplaneet ja ta ütleb, et päike ongi päiksevalgus ja mõni ütleb, et ei, et päike on planeet ja targem vend ütleb, et ei, päike on nagu kõik koos, seal on seda erinevad avaldumised, eks ju. Seda juttu me oleme palju rääkinud, aga huvitav psühholoogiline moment, vaatan ise ennast. Näiteks käin looduses, tulen autost välja, mingi purk on maas, õllepurk. Vaatan 2., 3., 4., 5, eks ju. Juba tuli mõte, et võib-olla ma saan rikkaks, eks ju, et Jumal saatis palju mulle tahrata. Ja
ja tunnen nagu, et noh, ära mõtle jälle siin, et umbes keegi viskaks, miks viskas, võta oma kilekott autos, sul on tühjad kilekotid, sa spetsiaalselt hoiad vanu kilekotti, et kui midagi vaja korjata, paned koti täis ja viid ära ja noh, natuke südamesiaga mõtled, et noh, natuke noh, et ma olen ikka nagu see hea inimene, et ma ikka koristan ja ei sajata teisi ja kui on vaja, minu koht, kus ma seal mantrat käin kordamas ilus järve ääres ja ära virise, ole alandlik, eks ju, vaata kui palju loodus sulle annab. Et kui sa teadvustaks seda, et loodus on nagu suur silm või isikuliselt kogu elu jälgib ja tunnetab sind, nagu sina oled osake sellest, siis tegelikult me oleksime hästi viisakad ja me noh, südametunnistus kogu aeg piinaks, sest noh, teine näide on selline, et sina tuled tuppa ja ütleme niimoodi, et mul ei ole mitte midagi. Ja sina tuled tuppa ja annad mulle elamise, toidu, riided, noh, nagu vana jumal ise, eks ju, annad mulle kõik ja jääd ka siia tuppa. Ja siis ma noh, kogu elu ma põhimõtteliselt, noh, kui ma näeks, et sa oled noh, kogu aeg vaatad mind ka või niimoodi, ma kogu elu oleks nii tänulik, aitäh sulle, issand, oi, ole sa tänatud, seal on minu pääste, kes andis mulle riided ja toidu ja kõik. Et see isikuline aspekt on väga huvitav, et me nagu mõtleme, et loodus nagu ei märka või looduse isikuline aspekt on kuskil kaugel, võib-olla on seal pilve peal kuskil seal kõrgemal peedaldes seal Krishna lookal on see Krishna seal oma mängudega või kehastub kuskil teistes dimensioonides, eks ju, hetkel ta siin ei ole. Aga see lokaliseeritud aspekt ja tema teaduse aspekt tegelikult on kogu aeg on see silm. Nagu emaks see looduse silm on. Läksid välja, käid, eks ju, lähed mööda sealt see prügi või kuidas sa suhtud nagu isikuliselt. Nii kui sul isikuline aspekt on hästi nõrk elus, nii hakkadki nihverdama ja kuidagi nagu ükskõik muudud ükskõikseks, kui sa arvad, kogu aeg on silm. Kogu aeg vaatab sind niimoodi. Igat su liigutust, meelevarjundit, kui on alateadusena välja. Kuidas sa suhtud kõigesse. Nagu ma tõin selle näite, eks ju. Kuna sina, noh, suur üllatus on meile see, et me ei ole mitte midagi loonud. Inimesed võib-olla avastavad midagi, teadlased, umbes me avastasime selle. Aga mitte midagi on loonud, kõik on loodus annab meile. Me oleme täielikult ümmark null. Meile lihtsalt võimaldatakse, aga me sattume sellise illusiooni, et mina loon, mina kontrollin, eks see on vana laul. Ja see on kõige hullem haigus nagu. Ja nüüd, kui sa hakkad nägema, et sina oled isiksus ja võib-olla keegi ei vaata, aga tegelikult kogu aeg keegi on kohal ja vaatab iga sinu suhtumist kõigesse, mida sa kasutad suure rõõmu läbi oma meelte. Mis on lillelõhn, kui hea toit, ma hingan, keha on praegu okei, oi, uni, nali, muusika, kõike me kasutame. Ja kui me seda isikulist aspekti seal taga ei näe, no siis me oleme sellised bossid, nagu me oleme siin praegu, eks ju, tegelikult sisemist hästi õnnetud. Et ei saa seda armastuse maitset kätte, kuna me oleme impersonalistid oma olemuselt. Vaata sina, kuidas saad, sina on võõras ja loodus ja kõik, et peaasi, et minul praegu nagu hea on, noh, minu kehal ja meeltel. Võt selline muinasjutt. Maja põleb, siis tuleb tulekahju kustutada. Ja meie ühiskonna põhiprobleem, minu probleem on see, et me kogu aeg tegeleme tagajärgede likvideerimisega, mis on midagi ei teha, mingid ebamugavused ja tuleb nad kõrvaldada, aga kõrgkultuurid siis asusid kohe juure juurde, et kus tekivad need jamad, eks ju, mis iganes, lastekodud, vanadekodud, seksuaalhälbed, kõik, eks ju, et üldreeglid on õppimata või siis tervisehädad, eks ju, umbes, et õpi ära, mida süüa, eks ju, kogu elu sööd valesti ja siis on nagu oi, eks ju, riik aita, elu aita, algkarma, et see on nagu huvitav, et kuidas meie tähelepanu on siis viidud ära kõik jamad, mis me oleme kokku keeranud ja nüüd tuleb need kokku nagu see sõnniklaudast välja viia, eks ju. Aga põhimõtteliselt me teame, et on põhjuste põhjus, kui sa niimoodi hakkad analüüsima filosoofiliselt neid kihte lahti võtma, millest need jamad on tekkinud ja kui ühiskond ja kultuur ei pööra tähelepanu sellele, kus saab kõik alguse, kõige kõrgem, head iseloomu omadused ja siis suhe emaks ja looduse kõige kõrgemaga, selline sügav isikuline austus, tänulikkus, alandlikkus, siis jäämegi elu järel kogu aeg neid tulekahjusi kustatama. Kaameraga ta pimesi, sätime jälle kaamera nii, nagu võtame 20 aastat maha, noorlik särav, mõttekillukene. Mina olen ka nüüd siis tunnetasin, et ma olen Nostradamus. Kõige lemmikum lugu mul vaimset õpetajalt, mis ma kogu aeg räägin, et see, et vaimse õpetaja käest küsiti ka, et palun ennustage, et te olete munk ja otse saates. Ta ütles, et ma võin ennustada, et we all gonna die.
et siin materiaalses maailmas ongi, et ei olegi vaja väga Nostradamus olla, et siin on üldreeglid ja vaimne õpetaja ka ei pannud mööda, et hing ei sure iialgi, aga selles mõttes võib ennustada, et me kõik sureme, eks ju. Ehk siis see ennustamise värk on nagu samal ajal kaks asja. Üks asi on see, et me teame üldreegleid, või siis võib rääkida ühe teise loo, et üks tuttav, kes filme aastakümned on maale toonud, tema ütles ka, Jelle Kihvlilt rääkis, et mulle sellest filmindusest, ma küsisin, mul nii huvitav, et näiteks armastuse filmid on ka, et seal on ainult nagu põhiskeemid, põhireeglid, mille põhjal võib ennustada siis näiteks, ütleme, mees ja naine saavad kokku, siis et mis siis see põhiskeem on. Üks on see, et naine ei saagi kokku, mees ei saagi kokku, eluaeg on üksi, ei leia kedagi, läheb seal mungaks või on nukker või erinevad tingimused ja üksi elu lõpuni. Teine variant on, et leiab kaaslase, on õnnelikult lõpuni, nii kui surm nüüd lahutab, jälle ilusti. Kolmas variant on see, et platooniline armastus, kas on üksi või kellegiga, aga tegelikult süda kuulub teisele. Neljas variant, keegi tuleb ja lööb üle, eks ju, või siis ei löö üle ja paned vaikselt vasakule ja kõik on ilus, elad oma naisega edasi ja sul on seal kuskil armuke või mees, vahet ei ole, eks ju. Et ja nii edasi, eks ju, nagu põhi sellised liinid või siis elad koos lõpuni, aga oled hästi õnnetu, eks ju, või siis kogu aeg vahetad ja oled õnnetu või kogu aeg vahetad ja oled õnnelik selles illusioonis, et uus ja huvitav. Ühesõnaga, need variandid on kõik materiaalses maailmas ette kirjutatud üldreeglid, et Nostradamus olla, siis sa näed nende tingimuste ja välisnähtuste pealt, et kuhu see viib, vot see tegevus või see mõte, et see on selline, sellepärast ongi pühakirjade pühakud, et nad nagu räägivad, et ärge raisake aega, et siin on nagu põhireeglid, kui teed nii, siis juhtub nii, varem või hiljem. Et sa võid illusioonis olla. Selles mõttes me oleme kõik Nostradamused, et ma võin ka Nostradamus veel olla, ütelda, et kui sa lähed Alaskale elama, siis sul on, kui sa väljas käid, siis ma näen ette, et sul on nagu hästi külm on kogu aeg nagu. Ja mingi aeg päikest peaaegu ei ole, eks ju. Ja mingi aeg päike nagu ei lähegi ära. Ühesõnaga materiaalses maailmas on lihtsad reeglid, et samal ajal me teame kõiki need üldliikumisi, samal ajal on, me ei ole nii väiksed, et me ei saa nagu lõpuni neid nüansse, et kuidas see nüansiliselt siis või siis tehniliselt avaldub, mis värviga oma emotsiooni nurga all, aga üldkorrused, üldliinid on alati teada. Et mõni ütleb küll, et eks kui sa jood kogu elu, sa väga kaua õnnelikult elada, aga üldliin on see, et kui sa vaatad tuttavad ikkagi 1000 lapsivennast 1, 2, 3 elasidki pikalt, hea karma, eks ju. Aga enamus ikkagi, kõik läks pekki, pereelu, tervis ja vara kasti, eks ju. Nii et ega oleme siin Nostradamused, loeme pühakirja ja filosoofiat ja oma kogemust ja saamegi aru, et ei ole vaja siin midagi palju imestada või ennustada, kõik on näha. Süsteem, kuidas käib loodusseadus, toimib, see on tegelikult kõigile teada.